Tere tulemast kõigile, kell on saanud 2 ja siin Eesti Vabariik põhiseadus 100 aastat alal hakkame me rääkima soolisest palgalõhest. Kõigepealt ma alustan meie panelistide tutvustusest. Kõige tähtsam inimene on meil meie viipekeele tõlk Regina Paabo viipekeele tõlkide osaühingust. Aitäh, et täna meid aitab. Ja temal ei ole mikrofoni, nii et tema käest ma täpsustavaid küsimusi ei küsi, aga lähen, panelistid nii kergesti ei pääse. Kõige esimene on Jaan Masso. Ole hea, räägi, kus sa tuled ja milline on sinu isiklik kokkupuude soolise palgalõhega? Kas sina oled ka tundnud, et sinu kahjuks või sinu kasuks on soolist palgalõhet? Tere ka minu poolt. Ma olen muidugi soolise palgalõhega rohkem kokku puutunud teadlasena seda uurides. Isiklik kokkupuude, et kuna ma töötan Tartu Ülikoolis, ma olen ka natukene väikese üksuse juht, pean ka otsustama palkade osas. Eks ma olen ka natuke võib-olla, ma ei ole tundnud, et mina teeniks liiga vähe, aga võib-olla ka tunnen, mõnikord olen ma tundnud seda, et ilmselt tajutakse ka isegi avalikus sektoris või ka akadeemilises sektoris on see probleem. Me pärast lähme natuke spetsiifilisemaks, räägime näiteks palga läbirääkimistest, et ma olen ka vahel tundnud, et võib-olla ka osad naisterahvad tunnevad, et kas neid austate õiglaselt või et mingil põhjusel nemad nagu ei suuda endale seda õiglast või nende oskustele vastavat palka küsida. Hiljuti käis meediast eriti läbi just see uue haridusameti või kuidas seda asutust täpselt nimetati, et tema antud juhul, kus naine oskas talle väga hästi palka küsida, ta tuli küll erasektorist ja mis oli siis lõpuks probleem. Aga see on natuke, kui me läheme pärast poliitikameetmete juurde, millest me argumenteerime ka, et ka naiste see palga läbi see küsimus. Ja teine see isiklik perspektiiv on, et ma tulen muidugi avalikus sektoris ka töötajana ja ka niivõrd tööandjana kuivõrd. Meie uuringud on rohkem küll kõik erasektorist, me räägime nüüd välisettevõtete rollist ja innovatsioonist, aga nagu öeldakse, turumajandus nagu Eesti. Et meil on ettevõtte vabadus ja me räägime ka põhiseadusest, aga üks võimalus, kuidas ka riik saab palgapoliitikat teha, on läbi avaliku sektori tasustamise. Et minu enda selline isiklik kokkupuude on võib-olla pisut väiksem kui teadlane, aga natuke saab sisse tuua. Aitäh. Annika Räim, nimeta, kust sina tuled, aga ütle ka seda, et sa oled väga pikka aega tegelenud inimeste tööle võtmisega ja tead seda ettevõtluse poolt väga hästi. Sageli süüdistatakse seda soolise palgalõhe teemat selles, et seda ei ole olemas. Et kuidas sulle tundub, et kas siis see teema on olemas või see teema ei ole olemas? Aitäh. Tere. Mina tõepoolest olen aus ülestunnistus on öelda, et 25 aastat töötanud peale esimese ülikooli lõpetamist ja sellest siis ka kõik see aeg tõesti tegelenud alates inimeste värbamise, valimise, läbirääkimistega, nende tööle võtmisel, juhtide toetamisel selles ja sealt edasi siis nendele arenguteede ja toe pakkumisega. Ja lisaks, ja seda siis peamiselt erasektoris, aga selline viimaste aastate elevuse tekitaja ühe unistuse realiseerumine siis on selles, et umbes 1,5 aastat tagasi sai minust ühe kohaliku omavalitsuse üldhariduskooli koolijuht, kuna minu esimene haridus on õpetajaharidus, siis kuidagi 24 aastat hiljem ma jõudsin kooli tagasi, nullist kooli looma ja nüüd siis 1. septembri see kool avab uksed, ehk ma siis saan tuua ka sisse väga selgelt oma juhi kogemuse avalikus sektoris, kohalikus omavalitsuses ja haridussektoris, et see on minu sellist vaadet elule ja üldse ka ütleme siis palgateemadele korralikult laiendanud. Ja nüüd vastus küsimusele, kuna mul on olnud võimalus koostööd teha väga erinevate organisatsioonidega, nii suuruse kui omanike tausta kui valdkonna mõttes, siis ma vastan lihtsalt väga lühidalt, et jah, meil on olemas palgalõhe teema ja see on öelda siis nagu naiste kahjuks. See on minu kogemus. Nii, teadlane, erasektor, koolidirektor, jälle teadlane Priit Vahter. Tere ka minu poolt. Mis mõtte
mõttes, ma tean, et sa uurid soolist palgalõhet, Just. nii nagu su kolleeg Jaan Massogi. Mis mõttes mees uurib soolist palgalõhet? Mis mõttes mees uurib soolist palgalõhet? Seal on natuke egoistlik argumentatsioon siin taga, et see on niivõrd huvitav teadlase jaoks, päris ausalt öeldes. Et üritada mõista, mis on palgalõhe tegurid, miks need erinevad siis ka eri tüüpi tegevuskeskkondades, ettevõtetes. Et ma tulen natuke teisest valdkonnast palgalõhe peale. Et minu põhiline uurimisvaldkond on ettevõtete rahvusvahelistumine, tootlikkuse tegurid, innovatsioon ettevõtetes ja nende tegurite analüüs. Ja päris huvitav on tõesti üritada mõista, et kuidas need omavad järelmeid tööjõuturul, et kes siis võidab innovatsioonist ettevõttes, kes võidab suuremast edust ettevõttest, kas mehed rohkem võidavad või naised võidavad. Ja sellel on nagu laiem ka selle produktiivsuse, efektiivsusega seotud aspekt. Et ühelt poolt on meil õigluse printsiip, ühelt poolt, mis on oluline palgalõhe juures, aga teisalt on ka ühiskonna efektiivsuse aspekt. Et mõista, et kuidas siis see ebaefektiivne talendi ärakasutamine või talendi potentsiaali ärakasutamine, milliseid mõjusid see nii-öelda ka agregeeritud tasandile omab. Et see on mulle eriti põnev, et kui suured need efektid on. Ma kõigepealt ütlen selle vahemärkuse, et ma mõnikord küsin selliseid natuke teravamaid küsimusi, siis need küsimused alati ei väljenda minu ametkondlikku ega ka mitte isiklikku arvamust, vaid ma küsin küsimusi nii nagu võrdsete võimaluste voliniku kantseleilt neid küsimusi üsna sageli küsitakse ja eeldades, et need küsimused on siis inimestel olemas, edastan neid siin, aga need ei väljenda alati minu isiklikku ega ammugi mitte ametkondlikku seisukohta ja täpselt samamoodi ei väljenda minu isiklikku ega ammugi mitte ka ametkondlikku seisukohta küsimus meie järgmisele teadlasele, Triin Roosalule, et sina tuled Tallinna Ülikoolist, et noh, kas hobusevargad siis millegi muuga ei tegelegi kui ainult soo kui konstruktsiooniga? Seal tegeletakse teiste asjadega ka, aga see on üks väga oluline teema. Me oleme viimastel aastatel märganud, et isegi sisseastujad tunnevad, et mujal sellega ei tegeleta, et siis tulevad ja kuulavad meie käest, et kuidas see käib. Et ma olen sellise soolise ebavõrdsuse, üldse soolistatud ühiskonna teemadega, me oleme tõesti aastaid tegelenud ja see on olnud nagu kilbil, et Niisiis, ja korralduslikust poolest veel see, et meil on ka kuulajate küsimuste jaoks mikrofon. Andke käega märku, kui ma kohe ei märka, siis vehkige selle käega lihtsalt natukene pikemalt ja võtame küsimusi nii vahele kui ka lõpus, et on täiesti erakordne võimalus teadlastelt kõige selle kohta küsida. Aga nüüd me oleme põhiseaduse alal ja kui me vaatame seda ilusat raamatut, mille nimi on siis Eesti Vabariigi põhiseadus, mis on Eestis rahvahääletusel üsna suure toetusega vastu võetud, siis kui me mõtleme sellele tänasele teemale, mis räägib soolisest võrdõiguslikkusest ja palga määramisest, palga saamisest sealjuures, siis siin on üsna mitu vastuolu. Et põhiseadus paragrahv 12 ütleb meile seda, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida soo tõttu. Siis paragrahv 13 ütleb meile seda, et seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. Siis on meil paragrahv 26 näiteks, mis ütleb meile seda, et igal ühel on õigus perekonna eraelu puutumatusele ja riigiasutused ega ei tohi kuidagi sekkuda perekonna ega eraellu. Noh, näiteks sellest, et kes kodus nõusid peseb, see ei ole riigiasutuste asi. Aga samas paragrahv 27 ütleb meile, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all, abikaasad on võrdõiguslikud ja lisaks paragrahv 32 räägib meile seda, et igaühe omand on puutumatu, võrdselt kaitstud ja igal ühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Et siin on palju justkui nagu põrkuvaid õigusi ja nendest põrkuvatest õigustest me tegelikult täna räägimegi, et kuidas need omavahel mõnikord suusad risti minevad teemad siis tegelikult välja näevad, mida on teadlased teada saanud kõige värskematest uuringutest. Minu nimi on Liisa Pakosta ja töötan võrdsete võimaluste volinikuna. Ja tänane paneel on seotud 2 suure teadusprojektiga, mis Eestis parasjagu on käimas. Ühes projektis on siis Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased ja teises siis Tallinna Ülikooli teadlased ja mõlemad need suured projektid tegelevad siis soolise palgalõhe põhjuste uurimisega.
aga ma kasutan eelmise paneeli juhi härra Lehtsaare võimalust siin ka, et kui te natukene liigutate oma käsi ja kuidas tal oligi see, et kui ma panen käe siia, siis ma tegelikult ei tea päris täpselt, mis asi see sooline palgalõhe on. Kui ma panen käe siia, siis ma natukene midagi tean ja kui ma tõstan käe püsti, siis ma tean üsna täpselt, mis asi on sooline palgalõhe. Ma palun teil kõigil nüüd oma kas vasaku või parema käega see liigutus teha. Ma eriti täpselt ei tea, ma enam-vähem tean ja ma väga täpselt tean, mis asi on sooline palgalõhe. Väga teadlikud. Kas keegi oskab selle valemi ka kohe muidu öelda või? Need, kes käe püsti tõstsid. Et kuidas seda arvutatakse? Kas tõuseb mõni käsi? Ei tõusnud ühtegi. Soolise palgalõhe teadasaamiseks võetakse meeste keskmine brutopalk, lahutatakse sellest naiste keskmine brutopalk, jagatakse see meeste keskmise brutopalgaga ning korrutatakse 100-ga. See ongi sooline palgalõhe. Või on sellele mingisuguseid, kuidas teie seletaksite, Jaan? Ma nüüd kasutan veel korra seda rivi. Mis asi see sooline palgalõhe ikkagi nagu on? Ma arvan, et see oli väga hea sissejuhatus. Ja siin alati ei öelda, et sa rääkisid keskmisest palgast, et kuna seda jällegi statistika kõige rohkem avaldab, eks see on palju räägitud, et mida see tähendab, et mina ei oska mis keskmisest palgast tundki näha, et öeldakse, eks mediaanpalk on see, mis on oluline. Võib ka mediaanpalga juures arvustada. Aga teisiti on see, et ikkagi see on niivõrd kompleksne fenomen, et tavaliselt on see, et ikkagi me vaatame seda erinevate palgajaotuse tasemete juures. Et tegelikult, nagu siin öeldi, et kas see eksisteerib või mitte, siis see tõendusmaterjal on see, et eksisteerib tegelikult suhteliselt igal pool. Kas me vaatame nüüd väikseid ettevõtteid või suuri ettevõtteid, erinevad ametialasid, juhte või arste või olid nüüd väga otsitud, mitte otsitud näited, aga väga väiksed näited ka nagu trammijuhid või kus see nagu vahe oli nagu teisipidi, aga üldiselt need numbrid erinevad, aga üldiselt ükskõik kuhu me tööturul ei vaata, Eestis naised teenivad vähem kui mehed. Ja ma ei tea, kas ma räägin veel, miks see teema on oluline või? No, lase tulla. Pärast diskrimineerimise kohta küsida, ma võin ka siis rääkida. No hea küll, lähme siis, võtame selle diskrimineerimise eraldi ette, et Priit Vahter, jätkan küsimusega sinu poole vaadates, et kas see on ainult Eestis niimoodi, et see, et Eestis on maailma kõige suurem palgalõhe, seda me kuuleme kogu aeg, aga kas see on ainult Eestis niimoodi, et see palgalõhe on naiste kahjuks? Ei, see on praktiliselt kõikjal maailmas on see nii, et palgalõhe on naiste kahjuks. Eestis oli ta siis 2019 Statistikaameti arvutuste järgi oli 17,1% oli palgalõhe, mis on ikkagi märkimisväärne suurus. Ja näiteks Eurostati arvutuste järgi natuke erineva valimi põhjal on see suurem see number olnud. Et 2018 oli see vist 22,7%. Ja selle järgi tõesti me oleme Euroopa Liidu tipus, et võrreldes teiste riikidega. Triin Roosalu, miks naiste kahjuks? Miks igal pool naiste kahjuks? No Eestis, ja ma saan aru, Eestis on naistel väga raske, aga miks igal pool naiste kahjuks? Me oleme tegelikult seda ka mõelnud, et järsku ongi soolisel palgalõhel mingi optimaalne suurus. Ja see asi, mida naised saavad selle eest, et nad vähem palka saavad, et võib-olla see on üks väga hea asi. Et näiteks nad on meeste ülalpeetavad ja see on võib-olla väga tore, et nad ei pea teenima ise ja enda eest seisma. Ja osades riikides võib-olla sellised riiklikud mehhanismid, mis hüvitavad naistele selle, et nad vähem teenivad, võtavad naistelt selle surve maha, et nad ei peagi pingutama tööturu pärast. Põhimõtteliselt on võimalik näha, et soolisel palgalõhel äkki on mingi hea põhjus, miks ta tõesti olemas on. Mina päris täpselt aru ei ole saanud, mis see põhjus on, et on ilmselge, et see väljendab mingisuguseid laiemaid asju ühiskonnas. Mitte ainult seda konkreetset palganumbrit, mida üks naine on läbi rääkinud oma ülemusega või üks mees on läbi rääkinud oma ülemusega, vaid mingisugused palju suuremad, keerulisemad konstruktsioonid, mis tõesti ühiskonnas on konstruktsioonid. Ehk siis, mida me arvame, mida naistel on õige teha, mida me arvame, mis on väärtuslik asi ühiskonnas ja ilmselt see kokkuvõttes on viinud sinna, et meil on sooline palgalõhe. Samas, kui naised üldse tööturul ei osaleks või kui nad osaleksid väga väikesel määral, siis meil tõenäoliselt ei oleks soolist palgalõhe, sest meil ei oleks välja kujunenud naistele sobilikke
töökohti. Kõiki asju teevad põhiliselt mehed ja siis naised teevad ka samamoodi nagu mehed, et siis ei saa kujuneda väga olulist soolist palgalõhet välja. Et selles mõttes see on selline huvitav teema iseenesest ja kui sa ennem ka küsisid, et kuidas see, et kas ma tean, kuidas soolist palgalõhet defineeritakse, siis mina küll ma arvan, et ma tegelikult ei tea, mis asi on sooline palgalõhe, sest et isegi see, kui me mõõdame neid keskmiseid või mediaane ja ma tõesti arvan, et see on väga oluline, et kui kogu riigi kõik naised, kes tööl käivad, viivad kokku igal palgapäeval koju väga palju vähem raha kui kõik mehed, et see on väga suur probleem ühiskonna jaoks. Ma arvan, et see on jama nagu. Meil on ebaõiglus ja see on halb. Aga teisest küljest, et mis siis tõesti seal peab olema nagu? Äkki on midagi Liisa, veel? Annika. Ma tahaks ka tegelikult öelda, mida mina praktikuna arvan, mis on palgalõhe. Hästi reaalne näide, kui ühele samale ametikohale, näiteks siis juba siis tippspetsialisti ametikohale kandideerivad mees ja naine, kes on oma kompetentsidelt, kogemuselt ja väärtushinnangutelt mõlemad sobivad ja mees siis kas küsib rohkem või siis lihtsalt eostale juhtkonna poolt tehaksegi kõrgem pakkumine. See on päris elu. Ja teine näide võib-olla ka sarnasest kohast, et kus siis väga suure vastutusega naine firmajuht on saanud palgaläbirääkimistele endale motivatsioonipaketi, kui ta vajab oma meeskonda tippspetsialisti, kes allub talle, kellest sõltub tema alluvuses üks valdkond ja selle inimese tööle võtmine tuleb kinnitada teiste juhtkonna liikmete või omanikega, siis see on ka reaalsest elust, kui see tippspetsialist on meessoost ja esitab palga küsimise, mis ületab selle naise palka, siis see leiab heakskiidu ja selle naissoost juhi kommentaar, et sel juhul tuleks ka minu töötasu üle vaadata, mitte. Et need on sellised minu praktilised definitsioonid, kus see praktilises elus välja tuleb. Aga ma tahtsin kaaspanelistidelt küsida ja nad lootavad ka seda küsimust, et ennem ma kuidagi olin sellises inforuumis, et me Euroopas näitame siis halvas mõttes tagantpoolt esikohta selle palgalõhega, et nüüd keegi ütles, et maailmas. Ei, maailmas päris, meil on OECD Jaapan ja OECD riikide osas arvutatakse. See täpsustus ka, eks ju, ja teine siis ikkagi. Jaapan ja Lõuna-Koreaga lähedal seal. Aga et mida me siis, et kui me ütleme, et me oleme milleski kõige kehvemas olukorras, et äkki keegi siis pisut valgustab, äkki see huvitab ka kuulajaid, et mida võrreldi või mida sellise statistika puhul on võrreldud? Sest põhimõtteliselt me peame jõudma soorollide ja sotsiaalsete normide juurde ja kuidas need erinevad eri riikides, et need on need fundamentaalsed tegurid, mis määratlevad siis ära tegelikult nii naiste osalust tööhõives, tööjõus, ettevõtete asutamist naiste poolt ja tegelikult ka siis palgalõhet. Et mõnes mõttes määratleb, kui me vaatame päris ajaloolisi töid, et kes vaatavad sotsiaalsete erinevuste ajaloole, alles Siina on üks autor, kes on näiteks näidanud, et agraarsetes ühiskondades, need, kes hakkasid varem kasutama künnipõllundused, et see künnipõllundusega tegelemise määr, mis ehk siis seletab päris hästi ära ka tänapäeval naiste rolli ühiskonnas, naiste osakaalu tööhõives. Kumba pidi siis? Ehk siis põllundusega tegelevad ühiskonnad väärtustavad rohkem füüsilist tööjõudu, tulevad künnipõllundusest ja see on siis otseses seoses meeste tööjõu enama väärtustamisega võrreldes naistega. Et see on selline huvitav aspekt ajalookirjandusest. Triin. Ja, et see võib seletada, kuidas see on tekkinud. Jah, see täpselt, aga miks ta ikkagi meil püsib, et miks me ikka oleme nõus, et ta püsib, et see on see asi. Sest vahel arvatakse, et see muutub nagu generatsioonidega, et on vaja generatsioonide vahelist liikumist selleks, et see väga pikaajaliselt need sotsiaalsed normid saaks hakata tasapisi erodeeruma. Kas mõiste sotsiaalne norm vajab äkki lahti selgitamist, et Triin, sina nimetasid sotsiaalne konstruktsioon ja sinu üle näo levis lai naeratus. et mis asi on siis see sotsiaalne konstruktsioon ja mis asi on sotsiaalne norm? Ütleks, et see on see, kuidas me oleme harjunud ühiskonnast mõtlema. Ja need on meil üldiselt sellised jagatud asjad, et me kipume ühtemoodi aru saama mingitest asjadest või vähemalt, kui meil on mitu erinevat arusaama, siis me saame ühtemoodi aru, et meil on mitu erinevat arusaama. Ehk siis see, kuidas me näeme, mis on normaalne, mis on õige teha. Ja see on nüüd see koht, kus ma arvan, tuleb nagu mängu see, mis sa välja tõid, et kui me peamegi täiesti mõistlikuks seda, et alluv
saab küsida rohkem kui ülemus, kui ta on teisest see olukord, soost. mida Annika Räim Just nimelt kirjeldas, see et näide, ülemus eks ju. on naine, temal on väiksem palk kui alluval mehel ja Sest kõik peavad seda normaalseks, siis See ongi meie, eks ole, norm, see on me oleme konstrueerinud tõe selliselt, et loomulikult peab kvalifitseeritud mees saama rohkem palka. Et see on lihtsalt selline täiesti tavaline asi, mida me tavaliselt isegi küsimuse alla ei sea. Ehk siis ei selles juhatuses need teised, kes seal otsustasid seda lõpuks, et kas ta saab või ei saa selle palga, seal ei toimunud üldse arutelu selle üle. Et ma arvan, et see on midagi, mille üle me ei arutagi. Me ei tunne teda ära. Keegi peab meile näitama, et ta on olemas ja siis me tunneme ta ära, et ta on olemas. Ma tooks ühe näite siia Euroopa väärtuste uuringust, European Values Survey'st, et üle 50-aastased naised Eestis ja Rootsis. Ja küsimus on, inglise keeles on küsimus, kas nõustutakse väitega. A man's job is to earn money, a woman's job is to look after the home and family. Ehk siis mehe töö on teenida raha, naise töö on vaadata siis kodu ja pere järele. Ja sellega siis Rootsis nõustuvad üle 50-aastased naised, nõustus 3,7%. Ja arvake ära, kui palju Eestis neid oli siis? publikust keegi pakub 50, 30. 39, päris lähedale jah. Täpselt. See näitab ka soonormide erinevust täpselt, et eri ühiskondades Euroopa sees. Kas see tuleb välja ka nendes, ütleme, kui sa oled 25 aastat tegelenud inimeste värbamisega ja selle teemaga, kas see 39% on näha seal laua taga, Annika? Ma just mõtlen seda, et kuna sa ütlesid, et eks ju küsiti üle 50 aastaseid. See on praegu 50-aastaste näide. Vabandust, üle 50-aastased üldse on ju tööturult juba väljas, eks ole. Natuke mul mingi siin tekkiski sellega seoses korraks mõttepaus. Iroonia. Ma püüan nagu üldistada, eks ju, nii palju kui võimalik. Ja ma arvan küll, ja ma ei vaidleks sellele vastu. Ma isegi võib-olla teatud sihtgruppides või gruppides arvaks, et see võib olla isegi kõrgem tõepoolest, jah. Meil on 2 mõistet veel, mille ümber me täna tiirleme. Üks on meie pealkirjas, ehk me räägime ettevõtete teguritest. Me ei räägi täna soolisest palgalõhest avalikus sektoris, vaid selleks, et meie arutelu ei oleks mitte homse hommikuni, keskendume ühele asjale, mis on siis ettevõtte tegurid. Mis asjad need ettevõtte tegurid on, Jaan, kui sa äkki selgitaksid? Mis asjad on ettevõtte tegurid? Mis see mõiste sisaldab? Enne oligi küsimus, et kuidas me jõudsid selle teemani või kuidas mehed jõudsid selle teemani, et me oleme ka rohkem tegelikult just ettevõtte tegevusedukusega, aga see seondub soolise palgalõhega, et see on see kasvav trend, et ettevõtted on väga erinevad. On sellised madala palgaga ettevõtted, kõrge palgaga ettevõtted või isegi selles ülemises osas räägitakse nii-öelda superstar ettevõttest nagu Google ja Facebook. Või siis me vaatasime detailselt tehnoloogia ettevõtteid, palju räägitakse IT-ettevõtetes. Ja osaliselt tegur ongi siis see, et nendes väga edukates ettevõtetes tegelikult on mingil põhjusel vähem naisi kui mehi. Muidugi, ja nagu see laias laastus, kui me räägime ettevõtte rollist, et siin viidati juba sellele läbirääkimist, et tulevad mees ja naine, kas kandideerivad tööle või siis mõni on varem tööl ja neid koheldakse erinevalt. Aga teine aspekt on, mida me nimetasin nii-öelda palga läbirääkimist, aga teine aspekt on see ettevõtte rollist ongi see, et mingil põhjusel nendes edukatesse või kõrgepalgalisse ettevõtetesse, seal on vähem naisi kui mehi. See on üks näide ettevõtte tegurist, aga kui sa loetled üles näiteks, et mis sinna ettevõtte tegurite alla kuulub, et kui me räägime ettevõtte tegurist, mis pilt peaks kuulajatel pähe tekkima, et mis asjad need ettevõtte tegurid on? See on üksikud näites, me kõik oleme detailselt uurinud, palju räägitakse tänapäeval tehnoloogiliste muutuste ja innovatsiooni rollist. Jällegi oht, et öeldes väga lihtsalt, et robotid võtavad töö ära. Et tegelikult need hirmud on olnud alati üleval, et me ei pea rääkima siin Marxist või Keynesist, vaid vanas Rooma, üks juhtivad majandusteadlase Acemoglu tõi ühe näite vanast Roomast, kuidas Keiser laskis ühe leiutaja ära tappa, kuna väga kardeti, mida see tähendab tööturule. Aga üldiselt arvame, et kõik sellest innovatsioonist on kasu. Aga jällegi, et võib-olla naised ja mehed võidavad sellest erinevalt. Et üks tavaline näide on, et naised rohkem on sellistel ametialadel, kus tehakse rohkem võib-olla selliseid rutiinseid tööülesandeid ja võib-olla mehed on siis rohkem sellised positsioonidel, kus loevad kõik sellised inimestega suhtlemine. Et võib-olla naised on sellistel ametialadel... Nagu näiteks õpetamine ja ehitamine. Ehitamine võib-olla... näiteks jah, sest ehitamine... võib olla kui näide võib-olla, sest ehitamine on jällegi see, et
see on selline, sa ei saa panna tõenäoliselt seda ära automatiseerida, aga võib-olla naise tööd on lihtsam ära automatiseerida, et naine võib lihtsamini kaotada. Teine näide, mida ma olen Priiduga palju detailselt uurinud, on just ettevõtte välisosalus või ütleme laiemalt ka rahvusvaheline eksportimine. Et üldiselt välisettevõtted on head tööandjad, seal on kõrgemad palgad. On olnud probleem, et paar aastat tagasi käis vist arutaks läbi just Rakvere lihakombinaadi näide ja töötüli, mis siis kuulus nagu Soome omanikele. Aga vaatamata sellele välisosalusega ettevõtted on head tööandjad. Aga kuidas see sooline palgalõhe tuleb sisse just, me just näitasime ka, et välisettevõttes töötades nii naiste kui meeste palk on kõrgem, aga naised teenivad sellest vähem. Me tõime erinevad näitajad, et kui näiteks ettevõtte omandatakse välisomaniku poolt, et siis on kaasneb üldine palgakasv, aga naistel vähem. Ja samamoodi näitasime, et kui näiteks naine vahetab töökohta ja mees vahetab töökohta, läheb kodumaisest või Eesti omanike ettevõttest välisettevõttesse, mõlemad võidavad, aga naine võidab vähem kui mees. Nii et me arvame ka, et see ei ole lihtsalt, on midagi numbrites, aga väidame, et tõesti see ongi põhjuslik seos. Sama nagu toodi siin näite sellest, mis toimus palga läbirääkimistel. Et üldiselt me väidame, et need välisosalusega ettevõtted on head, aga mehed võidavad nendest töötamist rohkem kui naised. Kui sa lubad, esiteks ma üldse ei taha nõus olla sellega, et naiste tööd on automatiseeritavad ja meeste omad mitte. Et võib-olla ma siin üldse võtaks sellise nagu teatud mõttes positiivse sooneutraalse rolli, et on väga palju erinevaid ameteid ja nendest töötavad nii naised kui mehed ja osad on neist lihtsamini asendatavad ja osad jäävad alati kaasamõtlemise, empaatia, mida saab üks ju ainult inimene inimesega luua, et seesama, mis sa Liisa korraks ütlesid, et mul tuli ka pähe õpetaja versus siis võib-olla tõesti tehases, eks ju, küll kõrge kvalifikatsiooniga liinitööline, et ma lihtsalt isiklikult siis väljendan ka oma nii isiklikku kui professionaalset arvamust, et ma ei ole nõus. Ma võin sekkuda, ma ei taha öelda, et see on absoluutne, aga lihtsalt ühes EBRD läbi veidud uuringust nii leiti, et jällegi, ma olen täiesti nõus, et ametialad on väga erinevad ja kõik need uuringud, võib-olla osad on kuulnud, on räägitud läbi, et võib-olla paarikümne aasta pärast võib-olla siis pooled töökohad kaovad ära, aga kõik need hinnangud on niivõrd hinnangulised, et mis seal viidati nii-öelda see Gartneri kõver, et meil on väga suur tendents ka neid muudatuste mõjusid üle hinnata, et me ei tea täpselt, mis tulevik toob. Et ma olen täiesti nõus, et see on lihtsalt jätkuva diskussiooni objektiks. Tegelikult me võime pärast automatiseerimise juurde tulla tagasi, et see on väga ülihuvitav teema, kus selle kohta on IMF-ilt ja EBRD-lt ilmunud, Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupangalt ilmunud mõningad huvitavad tööd 2 viimasel aastal. Just, et kui me siit arvamusfestivalilt koju lähme, tuleb tegelikult öelda, et miks me ikkagi, veel kord, miks me uurime just ettevõtte tasandi tegureid. Meie otseselt neid sotsiaalseid norme on võib-olla raskem uurida nende panust, et meil on vaja jõuda otseselt ka poliitika järelmiteni pikaajalises perspektiivis, ehk jõuda selleni, et poliitika otsused ja meetmed oleks ikka tõenduspõhised. Ja tegelikult nii Eestis kui mujal maailmas eksisteerib situatsioon, kus need tavapärased muutujad, tavapärased näitajad, millega üritatakse seletada palgalõhet, seletavad ära suhteliselt väikese osa palgalõhest. Või ka tavapärased näitajad nagu haridus, sektor, kus töötatakse, vanus või üldine ametiala, et nende võime seletada meeste ja naiste palgalõhet on ajaloos kahanenud. Et meil on vaja tähelepanu pöörata teistele teguritele. Näiteks mõningad uuringud varasemalt on näidanud, et need juba nimetatud klassikalised näitajad seletavad ära, jätavad seletamata umbes 2/3 Eesti palgalõhest. Ehk selleks, et jõuda tõenduspõhiste meetmeteni ja saada aru, mis siis mõjutab konkreetselt palgalõhet, mitte ainult, et öelda, et sotsiaalsed normid mõjutavad, vaid konkreetsemalt on meil ikkagi vaja detailseid analüüse ka faktoritest, mida on vähem uuritud. Ja üks selline kahtlusalune võibki olla siis ettevõtete erinevus, et kas siis ettevõtete erinev kontekst toob kaasa erinevad tasustamise meestele ja naistele, kas tõesti, kas ettevõtete edu ka kaasneb erinev efekt meeste ja naiste palkadele näiteks. Kui ma vahepeal peegeldan siin, siis kas ma saan aru, et Tartu Ülikoolis te olete vaadanud, et osad ettevõtted on väga edukad, nad on isegi rahvusvahelised, aga siin on mingi jama ka. Kas see on nagu see põhitulemus, milleni te jõudsite või? Ja põhitulemus on see, et me näitame, et ettevõtte tasandil ettevõtete segregatsioon
ettevõtete vaheline segregatsioon, töötajate segregatsioon eri tüüpi ettevõtetesse, erineva tootlikkustasemega ettevõtetesse ja siis see jääkefekt ettevõtete sees seletavad ära väga suure osa palgalõhest Eestis. Ehk kokku umbes 1/3 ehk tegelikult 35% palgalõhest on seletatav sisuliselt segregatsiooniga, meeste ja naiste erineva segregatsiooniga, erineva tootlikkustasemega ettevõtetesse esiteks, ehk siis naised lähevad tööle madalama tootlikkustasemega ettevõtetesse keskmiselt, mehed kõrgema tootlikkustasemega ja siis meil täiendavalt see ettevõtte sisene, kui me juba seda segregatsiooni, erinevat segregatsiooni oleme arvesse võtnud, et see ettevõtte sisene komponent panustab ka oluliselt. Et kokku 1/3 või 35% kogu palgalõhest on siis seletatav ettevõtete karakteristikutega, sealhulgas seesama välisinvesteeringud, innovatsioon ja paljud teised kindlasti lisaks veel. Ehk kui ma selle eesti keelde tõlgin, Ja, siis just. on see enam-vähem niimoodi, et naine läheb tööturule ja vaatab, et otsime siit nüüd mõned madalama palgaga ettevõtted ja mina kandideerin sinna ja mehed vaatavad, et otsime siin nüüd kõrgema palgaga ettevõtted ja mina kandideerin sinna. Osaliselt võib seda nii isegi peaaegu tõlgendada, kui see on nagu ekstreemumis viidud vaade. Aga sarnased seosed kehtivad ka mujal. Portugalis näiteks on leitud David Cardi poolt California ülikoolist sarnane efekt. Itaalias on leitud sarnaseid olulisi efekte, Prantsusmaal, Saksamaal, nii et ettevõtte tasandi rollid, ettevõtete tootlikkuse rollid, see, kuidas ettevõtete edu või tootlikkus kandub üle tööturule, et see on tegelikult päris oluline küsimus. Segregeerumine mitte ainult siis ametiala järgi või hariduse järgi, vaid ettevõtetesse, eri tüüpi ettevõtetesse, erineva edutasemega ettevõtetesse on märkimisväärne kõigis uuritud riikides. Triin Roosalu, miks siis naised nii rumalad on ja meie kolleeg Triin seal trepi peal on küsimus, kui sa saaksid mikrofoniga vahepeal liikuda sinnapoole. Aga miks on naised siis, kas nad on rumalad või? Ja, et hea küsimus, et üks põhjendus, mida peetakse, et miks võiks palgalõhe olla õiglane, eks ole, et miks öeldakse, et üks inimene võikski saada rohkem raha kui teine inimene, need tulenevad pigem sellest indiviidi tasandi teguritest, eks ole, et sa eeldad, et kui inimesel on rohkem haridust, kui ta on käinud rohkem koolitustel, mis iganes, ta on tööandjale väärtuslikum. Või et kui ta on natuke vanem inimene juba, siis tal on staaži kogunenud, ta on tööandjale väärtuslikum, siis on loogiline, et ta saab rohkem palka. Või siis, kui ta teeb pikki töötunde, ta järelikult panustab õudselt palju ise, siis tundub õiglane, et muidugi need teised teevad vähem palka. Aga siin just toodi välja, et need indiviidi tasandi tegurid, eks ole, mida me peame õiglaseks, need ei ole see vastus. Ja siin tekibki küsimus, järelikult ei saa ka see indiviidi rumalus olla täpselt see vastus, eks ju. Tegelikult üks aspekt on siin küll, et neil on omavahel interaktsioonis need erinevad efektid, et on omavahel seotud. Ehk see indiviidide erinev selektsioon võib tulla meeste ja naiste erinevast konkureerimisele orienteeritusest, erinevast riski orienteeritusest, et näiteks Marianne Bertrand, see on seda oma uurimistöödes Chicago ülikoolist analüüsinud erinevate riikide andmete põhjal ja sealhulgas USA andmete põhjal. Või siis näiteks ettevõtte sisene efekt võib tuleneda ka läbirääkimisjõu erinevustest meeste ja naiste vahel. Ehk täpselt, et naised ei pruugi küsida piisavat palka võrreldes meestega. Et selle kohta on ka nii eksperimentaalseid uuringuid kui ka küsitlusandmeid ja muud sellist. Enne kui me lähme läbirääkimisjõuga edasi, siis võtame küsimuse või kommentaari sealt trepi pealt. Ja, tere, aitäh. Et ma tahtsin tulla tagasi selle naiste ja meeste tööde arutelu juurde. Et ise olles sotsioloogiat õppinud, siis me teame, et meil on nagu erialad, kus on rohkem naisi, näiteks lasteaiaõpetajad ja siis erialad, kus on rohkem mehi, et näiteks praegu siis tarkvaraarendus. Et mu küsimus paneelile oleks, et kust sellised erinevused teie arvates tulevad? Väga hea küsimus. Paneme selle kokku selle läbirääkimiste jõu terminiga ja küsime seda, et millal hakkab pihta see mõte liikuma, et kas siis, kui ma olen 1-aastane, 3-aastane või kuidas mul tekib see mõte, et ma olen tüdruk, ma valin endale selle eriala, sest seal teised tüdrukud õpivad ka seda ja ma ühtlasi ka siis, me selle juba lahendasime, et ma ei küsi väiksemat palka, vaid ma lihtsalt lähen sinna, sest ma tahan õppida seda eriala, mida õpivad teised naised või ja poistel siis see tarkvara, et kus see nagu jooksma hakkab ja lihtsalt huvitava faktina, et Eestis on see erialade vaheline segregeerumine ehk siis see, et naised õpivad peamiselt ühtesid erialasid, mehed peamiselt teisi erialasid, naised töötavad peamiselt ühtedel erialadel, mehed töötavad peamiselt teistel erialadel, palju suurem
kui isegi Lätis Põhjamaadest rääkimata, ehk see ei ole mingi bioloogilisega seotud, et meie naaberriikides sellist segregatsiooni üldse ei ole nagu Eestis, et kus see nagu jooksma hakkab, et Triin, hakkame nüüd sealtpoolt pihta, et ja eriti, et kui võrrelda naaberriikidega, kellega meil, eks ole, kultuuritaust meil on võrdlemisi sarnane, et üks on nüüd seesama, et mida me peame siin õigeks, aga ma arvan, et see päris küsimus ei ole isegi mitte see, meid ei peaks keelama, et me koondume erinevatesse valdkondadesse või erinevate huvide järgi, et see võiks olla lubatud. Lihtsalt miks sellega peaks palgalõhe kaasas käima, et miks need erinevad valdkonnad, miks on õige, et õpetaja ja siis ehitaja, nagu siin välja toodi, eks ole, et kuidas see, missugune see nende palgatasakaal peaks olema. Ehk siis ma tõstaks selle mureteraviku natuke ikkagi ära, eks ole, lükkaks sellest Eesti ühiskonnalt ära selle, et mis mõttes naised teevad selliseid valikuid ja me võime öelda, et naised on piisavalt jõustatud selleks, et tegema selliseid valikuid, muuhulgas, eks ju, mis ei too tööturul nii palju tulu, aga teiselt poolt siis tõepoolest, et see, mida me näeme ees, aga kui te Eesti peale mõtlete, et eelmised põlvkonnad, eks ole, tegid väga palju asju, mis paljudes lääneriikides ei olnud nii tavalised, et naised osalesid tööturul üldse või et millistes töödes nad tegid. Et me ei saa ka seda öelda, et see oleks lihtsalt ajalooline norm just Eestis, eriti kui ta Lätis ei ole selline. Et ilmselt siin on ikkagi rohkem tuleb otsida seda kuhu konkureerimise sellist jõudu panna ja tõepoolest seda, et naistel on võimalik valida, mitte konkureerida nii jõuliselt või siis, et nad teavad, et kui nad valivad konkureerida nii jõuliselt tööturul, neil jäävad need teised olulised asjad elus tegemata, mis Eestis on väga oluline osa selleks, et siin peetakse, eks ole, normaalseks ühiskonna tegelaseks, ühiskonna liikmeks, et sul on vaja ka see pereasi ära ajada. Ja siis, kui sa tead, et see pereasja ajamine, et seal sa oled nagu päris iseseisev, sa ei saa toetuda sellele teisele poolele, siis sa tahadki, et sul oleks mingisugune töö, tore, kuidas siis pakub mingisugust võimalust oma huvidega tegeleda. Ehk siis ma arvan, et siin jällegi tulevad nii paljud need asjad tulevad meil kokku ja mina ei karistaks mitte selle poolest, et mis te teete valesid valikuid, vaid ikkagi, et kui te ka teete selliseid valikuid, miks meie maksame teile ikkagi vähe. Ehk siis see küsimus läheb jällegi sinna ettevõtte tegurite juurde tagasi. Karistamise ja keelamiseni me veel jõuame, aga sõna jõud on siin nüüd hästi palju kordi kordunud. Te olete peaaegu kõik kasutanud seda jõusõna, see jõud on üks tugev sõna. Mis selle jõuga siis on, et Priit Vahter, tuleme sealt poolt tagasi? Nii, läbirääkimisjõu koha pealt siis näiteks jah, et mida te näete, kui te uurite seda? Sees võiks olla oluliselt suur palgalõhe sarnase oskuste ja omadustega naiste vahel, võib tõesti olla läbirääkimisjõu erinevused, et selle koha pealt on üks näide jällegi ka sellistest teadlastest, kes uurivad palgalõhet, et palgalõhe uurijate seas. Et on üks väga tuntud uurija, Claudia Goldin Harvardi ülikoolist, kõige tuntum palgalõhe uurija maailmas. Ja tema on jutustanud ühes oma intervjuus loo, et kus tema pakkus konsultatsiooniteenust, ta küsiti konsultatsiooniteenust retsensiooni ühele võrdõiguslikkuse raportile ühest rahvusvahelisest organisatsioonist. Talle pakuti selle eest $2000, ta võttis selle vastu ja siis alles tükk aega hiljem talle tasahilju öeldi tuttavate poolt, et samasuguse retsensiooni esitasid 2 meest. Ja need 2 meest said selle retsensiooni eest 1,5 kuni 2 korda rohkem tasu. Ja Claudia Goldini interpretatsioon oli see, et see ei olnud mitte otsene diskrimineerimine, ta võiks ka niimoodi interpreteerida, vaid et see oli siis sisuliselt tulenes sellest, et tema ei küsinud. Et need 2 meest ütlesid täpselt, mis on nende taks, et see on see tasu, mida mina tahan ja selle nad ka said. Ja kuna Claudia Goldin ei kehtestanud ennast, ei küsinud ennast enda jaoks sellist kõrgemat tasu, oli rahul selle nii-öelda keskmise tasuga, et siis see oli see, mis ta sai. Ehk siis naised ei küsi palka, on võib-olla see üks näide siin kohal. Kas te tõesti olete ma küsin selle veel üle, et kas te olete tõesti seda teadlastena uurides, jälgides, vaadanud ja näinud, et ka tõenduspõhiselt naised lihtsalt ei küsi palka? Nii, siin, jah. Annikale annan võib-olla vahepeal ja siis tagasi. Ja ma puudutaks seda teemat, aga tuleks korra tagasi selleni, mis hetkel toimub see valik, et lihtsalt paari kommentaarist, ma ei tea, kas see teema veel tuleb üles,
aga siin nagu jätkates, et võin teile ühe isikliku loo rääkida, et minu ühest hiljutisest või hilisema aja palgaläbirääkimisest, kus ma tõesti nagu väga tahtsin seda rolli, sest see oli seotud minu jaoks väga suure sellise nagu väärtusmaailma teemaga ja ma küsisin palga, millest ma niikuinii juba nagu võtsin alla selle, mis ma arvasin, et see võiks väärt olla, kuidagi empaatiliselt suhtudes tööandjasse. Ja kui ma siis kohtusin tööandjaga ja ta ütles, et sellest peaks veel 15% alla võtma, siis ma pärast ei suutnud nagu aru saada, kust tuli mul seal koha peal kohe see ja ma mõtlesin, et see oli mingisugune kiire emotsionaalne sisemine dialoog, aga kust nad võtavad selle raha, et tõesti. Ja ma olin nõus sellega, sellepärast, et ma suutsin endale juba öelda vaikselt pea sees, et ma pean neile vastu tulema. Ja ma sellel hetkel kuidagi, ja see on nüüd see, mida ma ei oskagi väga selgelt ja teaduspõhiselt põhjendada, miks ma nii käitusin. Ja sellele veel siis kõrvalargument, et kui ma seda ühele minuga sarnase profiiliga meesterahvale rääkisin detailselt, siis ta ütles, et see ei ole normaalne. Et miks sa nagu selle vastu, nad oleks leidnud selle raha. Ja ma ei oskagi siit edasi minna, et see on lihtsalt see näide, et mingisugune, ma ei tea, ajalooline kood käivitub, olla hästi empaatiline, arvestav teise poolega, et temal on raske. Et ma saan hakkama, et ma tulen nagu vastu naisena. Eksperimentaalsetes uuringutes näidatud sellist ka riski suhtumise erinevust, jällegi konkurentsireerivatesse situatsioonidesse suhtumise erinevust. Võetakse ette näiteks tudengid, kuna tudengid on sellised head laborirotid, kes on alati uurijatele kättesaadavad, ja tehakse nende põhjal sellist riski hindamist, et kuivõrd erinevad siis naiste riskile orienteeritus, meeste riskile orienteeritus ja mõningates uuringutes on seejärel vaadatud, mis juhtub nende tudengitega tulevikus pärast seda, kui nad lõpetavad. Et kas see riskide võtmisse, konkureerivatesse situatsioonidesse suhtumine määratleb ära nende palka. Ja on leitud näiteks, et circa 10% palgalõhest ärinduse valdkonna lõpetajate osas tippülikoolis võib seletada sellise erineva riskeerimisse, erineva konkureerimisse suhtumisega. Teatud osa 10% palgalõhest antud USA kontekstis või seletada sellise riski ja konkureerimisse suhtumisega. Aga teie oma uuringutes olete ikkagi 1/3 sellest soolisest palgalõhest ära selgitanud ettevõtte teguritega, et ma saan aru, et need palgaläbirääkimised ja erinev siis jõukasutus palgaläbirääkimistel naiste ja meeste poolt on sellest üks osa, aga mis seda 1/3 veel sisustab? Mul endal on hüpotees, et see võiks olla paindlikkus tööandja hüvanguks. Et seda me otseselt ei testi, aga seda on uuritud mõningates teistes töödes, et ka Norra näitel, et Beata Ivorčik, EBRD peaökonomist on seda oma karjääri jooksul ka analüüsinud, et paindlikkus on üsna palju töökohti ja ametialasid, mis hindavad rohkem paindlikkust tööandja hüvanguks. 24/7 kättesaadavust, meilidele vastamist hilisel õhtusel ajal, laupäev, pühapäev, telefonile vastamist, väljaspool tööaega ja nii edasi ja nii edasi. Ega annavad sellise lisaväärtuse selle tööandja jaoks need töötajad, nende tööandjate hinnangul, kes siis sellist paindlikkust pakuvad. Ja esiteks on siin ametialad tõi välja tuua advokaadid, kui väga konkurentsitihedad keskkonnad, ärinduse valdkonnad, finantsvaldkonnad, kus see on eriti oluline kui nagu üldised valdkonnad. Ja ettevõtete tüübiti on üks hüpotees, et see võiks olla ka sellist üks efekt, mis on sellist kiiremani arenevates dünaamilistes keskkondades, et seal selline 24/7 kättesaadavus, pidevalt online olemine, pidevalt tööandja jaoks seal olemine, probleemide lahendamiseks valmis olemine võib anda olulise palgalisa. Kiiresti arenevates, innovatiivsetes keskkondades, rahvusvahelisemates keskkondades, et võib ju mõelda, et ekspordijuht tõesti ei saa öelda, et ta reede õhtul alati ei võta telefoni vastu, et kui tal Aasiast või USA-st helistatakse. Et see võib kasvatada siis seda meeste mõttes läbirääkimisjõudu või jõudu endale palka rohkem välja rääkida ja see võib ka olla üks põhjus paindlikkus tööandja hüvanguks, mis siis sellised palgalõhesid kasvatab teatud keskkondades ja teatud ametialadel. Ma nüüd veel korra lihtsustan seda asja, et see vist on meile kõigile üsna ühtemoodi arusaadav, et see ettevõte, kus töötavad hästi paindlikud töötajad, kes on kogu aeg kättesaadavad, teevad kogu aeg ületunde, vastavad sekunditega kõikidele kõnedele, et need ettevõtted võivadki olla edukamad. Nüüd nendesse edukamatesse ettevõtetesse, kus on võimekus ka maksta rohkem palka, sellepärast, et töötajad on rohkem paindlikumad, koonduvad peamiselt mehed. Ja, mehed ja ilma laste ja omaste hooldekohustuseta naised rohkem. Et siis me peaks rääkima 3 eri tüübist. Mehed, laste ja omaste hooldekohustusega naised ja siis ülejäänud naised.
aga ma ütleks nii, et on ka vahvaid erandeid, mis seda sinu jada edasi viivad, et minu sellises inforuumis ja tutvusringkonnas ka siis nende samade laste ja muude kohustuste või vähemasti siis nagu selle moraalse kohustusega naised, kes on oma meestega kokkuleppe teinud, et mees võtab oma tööst või millestki muust, millega ta tegeleb, siis selle vaheaasta, et võimaldada naisele ennast näiteks tippjuhina realiseerida, et neid näiteid aina tuleb juurde. Et see on positiivne. Samas see paindlikkuse küsimus ja sisuliselt me jõuame töö ja eraelu tasakaalu tagamiseni, et sellel on omamoodi hind. Eks töötajad, kelle jaoks on tähtis, et nendel kaasneb sellega maailmas, mitte ainult Eestis, vaid USAs ja mujal, negatiivne palgapreemia oluliselt tihti. Et kui teil on vaja osaajaga töötamist ja selliseid aspekte, teil on vaja paindlikkust just enda jaoks, mitte tööandja jaoks, siis paljudes kontekstides, paljudel ametialadel sellega on see märkimismäärne negatiivne efekt. Advokatuuri näide on päris markantne siin. Võib-olla Eesti puhul ikka välja tuua, et see võiks Eesti puhul mingit rolli mängida, et professor Maja Vadi ja dotsent Anne Reino on teinud ühe advokaadibüroode uuringu Eestis, kus siis üks küsimus oli ka see, et miks on advokaadibüroodes kõrgema taseme töötajate ehk partnerite osas naisi niivõrd vähe, ehk 20%. Ja advokaadibüroode töötajad ise arvasid, et see olulisel määral võib tuleneda töö ja eraelu tasakaalustamise probleemidest ehk naiste rollist laste ja omaste hooldes, ehk see raskendab neil siis jõuda selle verstapostini töökarjääris. Seega tähendab ka nende jaoks, et väiksemat võimalust kõrgemat palka saada. Täpselt. Mina loen põhiseadust. Paragrahv 27 ütleb, et perekond on riigi kaitse all, abikaasad on võrdõiguslikud, mõlemal vanemal on kohustus kasvatada oma lapsi, mõlemal vanemal on kohustus hoolitseda nende eest ja perekond, siin ei ole öeldud naised, siin on öeldud perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajajate liikmete eest ja siin ei ole ka midagi öeldud, et sellele järgneb see negatiivne, mis see oli, negatiivne palgapreemia. Ma nimetasin seda negatiivseks palgapreemiaks, aga see ei ole väga, väga ilus väljend, et seda võib kuidagi teisiti paremini väljendada. Palgakaristus. Palgakaristus. Et millisest põhiseaduse paragrahvist siis või kust kohast see tuleb, et kas see tuleb siis meil nüüd sellest omandikaitsest, et sellel ettevõtjal on õigus ikkagi teha, mida tema tahab, kui temal on vaja paindlikke töötajaid, siis tema võtab neid paindlikke töötajaid. Triin, sul oli juba ka pikka aega käsi püsti. Et ma arvan, et me natuke hindame võib-olla isegi üle seda, et kui palju tegelikult naistel võrreldes meestega ja võrreldes juhtidega on igapäevases tööelus võimalik otsustada, millal ta töötab, millal ta ei tööta. Et tegelikult need samad advokaadid, keda sa nimetasid, neil tõenäoliselt on keset tööpäeva palju lihtsam nagu oma aega ise autonoomselt planeerida. Ehk siis see on hästi huvitav, et seda sellel hetkel saab kasutada, et see paindlikkus sinu enda jaoks, sa saad selle siis, kui sul mingil teisel hetkel paindlikkust ei ole, mis on tegelikult see sama, mida naised on nagu valmis tegema, isegi kui neil on või ei ole, eks ju, lapsi. Et see sama, et ühel hetkel me lubame seda paindlikkust ja teisel hetkel ta ilmub hoopis teises kohas välja, kus ta on rohkem ja kas ta on siis õiglane. Ja ma tuleks tagasi selle juurde, et mis seal perekonna tasandil siis toimub, et me rääkisime ennem läbirääkimiste jõust, et läbirääkimiste jõud tööturul, eks ole, palga osas on üks asi ja läbirääkimiste jõud siis perekonnas, et kes parajasti midagi võib teha, on teine asi, et miks perekond otsustab ühte või teist asja teha, et sul oli hea näide oma sellest tutvusringkonnast, aga kui meie tegime oma uuringutes intervjuusid nüüd organisatsioonides ja kogusime palgalugusid inimeste käest, palgakogemuste lugusid, siis naised, kes muidugi meile rääkisid, eks ole, oma lugusid, sest et nii kui me teadsime nende ettevõtet, nii nad rääkisid palju vähem ja kui me ei teadnud nende ettevõtet, siis nad rääkisid palju rohkem asju. Et neid kogemusi, mis sina praegu välja tõid, eks ole, ennem, et ma tegelikult ma tean, et ma ei saa sealt rohkem küsida ja ma tahaks ennem teada, mis nende palgapakkumine on, et ma neid ei solvaks liiga suure küsimisega, sest ma lihtsalt tahan seda tööd teha. Et seda kogemust tuli tegelikult seal palgalugudes samamoodi välja, et see tunne, et palk on üks teine asi, see ei ole mitte töö eest saadav tasu, vaid see on mingisugune headusboonus veel lisaks, eks ole. Et palk ei ole midagi naise jaoks, mis ma olen välja teeninud ja mul on õigus seda saada, vaid kui ma olen nagu hea, siis see on minu
tänu nagu selles mõttes ja sellepärast osadel puhkudel tekib ka see efekt, et ma ka ei küsi siis seda palka juurde, sest ma eeldan, et kui ma olen tubli, siis nagunii mul tõstetakse seda palka üks hetk ja siis ühel hetkel ma märkan, et tegelikult ei ole tõstetud mul ja teistel on tõstetud ja siis ma ei hakka ikkagi veel küsima, ma lähen vahetan töökohta, sest et ma tean, et ma mujal juba saaksin rohkem. Et see on üks mehhanism ja teine mehhanism, et kes siis nagu küsivad. Uuringud ju ka ütlevad, et naised enam-vähem samal määral nad ju tegelikult küsivad ja saavad kui ka mehed seda palgatõusu, et kui kokku võtta neid numbreid, et see on müüt, et naised lihtsalt üldse ei küsi palgatõusu, aga neil on väga palju rohkem tõenäoliselt negatiivseid kogemusi selle palgatõusuga ja mitte selles mõttes, et sa küsisid ja sa ei saanud isegi, vaid sulle lubatakse, et sa saad ja siis sa ei saa või et teised saavad ennem ja sinuni ei jõua see järjekord ja öeldakse, et sa tule sealt tagasi ja tee see asi veel ära ja võib-olla siis on nagu aeg läheb edasi ja midagi. Ehk siis nagu on negatiivsed kogemused, kui sa küsid palka rohkem, mida tõenäoliselt meestega siis ei mängita niimoodi ja teiselt poolt siis seesama, et palk ei olegi nagu, ta ei näita mu nagu, eks ole, peaks iseenesest näitama mu väärtust. Ehk siis see läbirääkimisjõu aspekt on suhteliselt oluline ikkagi. Ta ei ole võib-olla isegi läbirääkimisjõud, vaata, selles mõttes, et see ei ole jõud, sest et kui soolise võrdõiguslikkuse monitooringus küsitakse, et kas sa oled 5 aasta jooksul küsinud palka juurde ja kas sa oled saanud ja kui me kokku loeme selle hulga, kui suur osa on saanud siis seda küsimise peale või mitte, et see ei olegi nii kohutavalt erinev tegelikult. Aga mismoodi me sellest palgast üldse mõtleme ja sellest, kas mul on õigus küsida ja kõik see ja kas mulle peab siis maksma, kui ma olen küsinud, et tundub, et need asjad, need on nüüd väga ettevõtte tasandi tegurid, kas pole ja need ei ole võib-olla see innovatsiooni jõulisus ja mingisugused muud asjad, et võib-olla mulle lubati partnerlust, eks ole, seal advokaadibüroos või mulle on antud mõista, et ma võiksin saada, kui ma veel nagu rohkem, ma ei tea, seda või teist või kolmandat asja teen ja siis ma ootan ja ma ei saa ja ma ei tõstata ise ka seda. Kohe varsti jõuame lahenduste plokini ka, et mida peaks siis ettevõtted tegema, et seda soolist palgalõhet vähendada, aga enne seda ma puudutaksin veel sellest probleemide loetelust ühte asja, millest siin juba jutt oli, innovatsioon ja töökohtade olemuslik muutumine. Et tõepoolest, kui ma mõtlen praegu, siis 10 aastat tagasi ma käisin ise ka kaubanduskeskuses, seal oli igas kassas istus üks tubli naisterahvas ja praegu on seal need automaadid, mis piiksutavad ja kuller, kes mulle toidu koju toob, on meessoost ehk need töökohad on liikunud kas nendele piiksutajatele või siis meestele, et mis see innovatsiooni aspekt, kas siis tõesti naised on nagu ohustatumas olukorras tööturul või mis see nagu, mida te näete ettevõtete teguritena, miks see innovatsiooni sõna on soolisest palgalõhest rääkides nagu oluline? Siin sõltub, et mis tüüpi innovatsioonist rääkida, et meil on väga erinevad innovatsioonid, et ajalooliselt osad innovatsioonid, näiteks infotehnoloogia kasutusele võtmine 80ndate lõpus, 90ndatel ja levik oli pigem naisi soodustav, et vähendas füüsilise jõu eeliseid tööturul, on üks järeldus kirjandusest. Ja selle võrra siis kasvatas naiste tööjõus osalemist, kahandas meeste ja naiste palga erinevust. Aga siin tuleb olla väga ettevaatlik, sest eri tüüpi innovatsioonid võivad omada väga erinevaid efekte tööturul. Ehk seesama automatiseerimine, seesama Rahvusvahelise Valuutafondi uuring, mida sai korra mainitud, kas Jaani või minu poolt, ja EBRD uuring, et need nagu viitavad tõesti sellele, et naised ei pruugi automatiseerimisest võita sama palju kui mehed. Ehk Euroopa andmete põhjal, detailsete andmete põhjal on läbi viidud uuring, mis siis kaasneb siis koondamise ohu osas ja meeste ja naiste võimaliku palgalõhe muutuse osas automatiseerimisega. Et detailsed analüüsid ja on analüüsitud ja leitud, et naiste tööjõud on siiski rohkem võimalik, et mõjustatav automatiseerimise poolt keskmiselt, see on keskmine efekt. Ehk siis tulenevad rohkem kordavast tegevusest ülesannete osas, vähem abstraktset mõtlemist nõudvatest ülesannetest ja ehk siis ülesannete struktuurist, tööülesannete struktuurist, keskmisest struktuurist. Ehk mõlemad võidavad automatiseerimisest, sest tootlikkus kasvab ettevõtetes, palk selle tulemuse kasvab, aga meeste palk tulenevalt ülesannete struktuuri keskmisest erinevusest kasvab rohkem. Nagu enne see oligi öeldud, et väga oleneb sellest, et kellel nad töötavad
mehed ja kellel naised, et siin viidati see näide nagu ehitajad ja vist olid õpetajad. Noh, need on vist mõlemad sellised näited, kus pigem eeldatakse, et need töökohad ei kao ära automatiseerimised. Noh, on mingid näited, et 3D printimisega ehitada, aga need on aga noh, need ei ole väga ulatuslikud näited. Pigem need ametikohad ei ole väga ohustatud, aga noh, võtame näiteks raamatupidajad või klienditeenindajad, sekretärid. Paljud sellised naiste domineeritud arvud, mis võivad olla ohustatud automatiseerimisest. Või Triin, kas jutt käib hoopis sellest robot-tolmuimejast, nõudepesumasinast, robot-aknapesijast, mis meil veel on? Kahjuks ei ole seda robotit, kes lapsele kodus need füüsikaülesanded ära lahendab. Teist tüüpi innovatsioonid, hoopis teist tüüpi tööturu efekt täpselt. Et see, et meil on need asjad, mis sa praegu nimetasid, et meil on põhimõtteliselt need juures, et muideks tekib küsimus sellest, et kui meil on nõudepesumasin, kes seda siis laeb ja kes ta tühjaks laeb. Ja päriselt tekib. Sa mõtled, et see ei saa olla nii suur küsimus. Aga huvitaval kombel tekkis see küsimus ainult naistel siin praegu meil paneelis. Aga ma tooks veel ühe sellise asja, et ütleme, et see, mis seal kassas toimub, seda me nagu näeme, eks ju. Aga see, et need samad õpetajad peavad täitma e-kooli, eks ju. Et mida nad varem, neil oli klassipäevik, nad vaatasid, millal nad täpsemalt täidavad, kuidas nad neid ülesanded, eks ole, kuidas nad õpilastele, mismoodi õpilased ise vastutavad natuke selle eest. Et kas nende töökoormus nüüd sellega kasvas? Kas nende administratiivne koormus sellega kasvas? Kindlasti nende töö läbipaistvus suurenes mõnevõrra. Aga kuidas see selle koormusega puutub? Ja samamoodi me saame rääkida Eestis, meil on see e-tervise, eks ole, nõuded, mida peab täitma. Kes selle siis täidab ja kellel jääb siis oma teisteks tööülesanneteks tegelikult vähem aega? Ehk siis need asjad, mis justkui peaksid meid aitama, nad tõstavad meie koormust väga suurel määral ja muudavad meie töö intensiivsemaks. Isegi need tööd, kuhu see jõuab. Nii, enne kui me liigume edasi lahenduste juurde ja selle juurde, et kas tööandjad peaksid siis ostma kõikidele töötajatele koju nõudepesumasinad, kellel veel ei ole, võtame ühe küsimuse või kommentaari publiku hulgast. Aitäh, et ka üks lugu ühe tuttava käest, kes koroona tingimustes jäi oma abikaasaga koos koju ja abikaasa ütles, et kodus on nii hea töötada, sest naisterahvas tegi kogu aeg süüa. Ja kui lubati kontorisse tagasi minna, siis mees ütles, et kodus on nii hea, et mina kontorisse tagasi ei lähe, aga kui naine läks kodust ära ja see söögi tegemine ära, et siis mees sai tegelikult ka aru, et võib-olla ikkagi kontoris on nagu parem töötada, sest ta ei pidanud nagu ise enam süüa tegema. Aga et praktiline küsimus, et miks ikkagi selles koroona tingimustes tundus, et kui inimesed käisid mõlemad tööl, et siis naised olid need, kes õpetasid oma lapsi, naised olid need, kes võtsid jälle kõik selle kodutööde tegemise, et ometi meil on need pesumasinad ja kõik asjad, et ikkagi kuidagi sellises olukorras hästi kiiresti pöörduda tagasi selliste traditsiooniliste soorollide juurde, mis ometi on ikkagi nagu ajas ju väga palju muutunud. Aitäh. See on väga hea küsimus, sest see jõudis tõesti ju isegi meedia artikliteni väga mitu korda, kus nii naissoost ajakirjanikud seda kirjutasid, kui ka naissoost õpetajad seda kirjutasid, et oi kui raske, et abikaasa ei mõista mind, kui raske mul on oma põhitöö kõrvalt veel lapsi ka õpetada. Kas ei ole ikka seotud selle argumendiga, et soorollid on väga pikaajaliselt varem määratletud, et nad ei muutu nii kiiresti, kui vahel sooviks või tahaks? Aga meil ei ole natuke üle 100 aasta sellest, kui naised lubati üldse kooli õpetama, et see ei saa olla nagu ajalooliste soorollidega seotud. Minu jaoks selle tänase paneeli üks lemmik selliseid leitmotiive saab olema see künnipõllunduse teema, et nüüd ma oskan selgitada seda, et kus see ajalooline norm pärineb on. Eestis muide ei ole see künnipõllundus väga. Eestis on ju matrilineaarne ühiskond on ajalooliselt ja meil on arheoloogiliste leidude kaudu on meil naistele suuremad ma lihtsalt julmalt kasutan seda, sest see on kuidagi kõnekas. Ma lihtsalt tahtsin vastu öelda, et see on täpselt see koht, kus mina küsin ka endalt, miks ma seda tegin, eks ju. Teie võite küsida kõik naised, kes te samas rollis olite. Mina ei teinud. Jah, ja täpselt me eriti huvitav oleks küsida sinult, miks sa ei teinud ja kuidas see sul õnnestus. Miks ma oleks pidanud? Jah, ja nii ongi. Ja see ongi see suur vastus on ju. Õpetaja õpetab ju lapsi. Ja ma lihtsalt üks hea näide, et ma arvan, et meeste ja naiste erinevusest võib-olla, kes siis on partnerluses ja on lapsevanemad, et meile tuleb tuttav ette, et kui midagi on vaja teha lastega, siis see argument naisterahval tavaliselt on see, et on vaja need asjad ära teha või korraldada ja mees tihti vastab, et ma vaatan, kas ma saan.
et see on ka mingisugune juba see miks, eks ju, et me juba nagu oleme valmis tegema ja teine pool, ta on heatahtlik, aga ta vaatab, kas ta saab, et peeglisse vaatamise koht. Tegime isegi ühe paneeli koroonakriisi ajal, kus õpetajad ja koolidirektorid palusid, et ärge lapsevanemad nii palju segage oma lapsi, eriti emad, sellepärast et muidu me ei näe, kui palju lapsed tegelikult edenevad ja muidu me ei tea, keda me nagu hindame, aga Triin, sul on pikalt. Ja mul lihtsalt see reaktsioon tuli selle peale, et sa ka ütled, et küsime endalt, eks ole, naised küsige endalt, mehed küsigu ka endalt, et miks nad seda tegid. Nad said kasu sellest. Nad reaalselt said kasu sellest, et nad ei pidanud selle kõigega tegelema. Me võime öelda, et see on nüüd see, ma ei tea, et naised tulevad rutiinsete asjadega jube palju paremini toime ja me väärtustame seda ühiskonnas kuidagi ühte teistmoodi. Aga miks see on hea ja miks see on naistele hea, kui mehed saavad kasu? Nii, aga lähme lahenduste juurde, see on väga hea sissejuhatus nende lahenduste juurde, et mida siis peaks, Jaan, hakkame sinust pihta, mida siis peaks ettevõtted muutma? Teadlased on uurinud nüüd asja, on terve rea, siin on tohutult detaile, millega me teid siin ei jõudnudki koormata kõigiga, aga mida peaksid siis ettevõtted tegema? Kas ettevõtted peaksid siis naiste kodutööd kuidagi enda kanda võtma või nad peaksid sellest paindlikkusest loobuma või mis peaks ettevõtted tegema siis? See üldist konteksti, et ma oleks võinud ka alguses kohe öelda, et tegelikult ütleme, ettevõtte roll on väga oluline, kasvav, aga samas me ei ütle ka, et me nüüd süüdistaks tingimata ettevõtteid või ettevõtjaid, et see tuleb nagu ka sellest keskkonnast või ka siin, kuna me põhiseaduse alas, et see viidati eri paragraafidele, et ettevõtlusvabadus, et see on küsimus sellest lahenduste juures, et milliseid koormusi võib ettevõtetele peale panna või tihti nagu teadlaste, nagu me seda uurime, me ütleme väga lihtsalt, et ettevõtte eesmärk on teenida kasumit. Et küsimus on see, et kust tuleb nüüd see regulatsioon. Ja me oleme siin palju räägitud nagu palga läbirääkimistest, et üks asi, millega me enda projekti raames oleme ka tegelenud ka, mis on meiega projektis väga suur osa, aga me siin detailidesse läheme, oleks ka see palga info detailsem kättesaadavaks tegema, et me teame, et üldiselt on palgalõhe Eestis ja ta oli kas umbes 30%, aga kui palju ta näiteks minu piirkonnas, ütleme kas Paide ümbruses või siis ütleme minu ametialal, ma ei tea, loodusteaduste õpetajate seas või ütleme mõne muu ametialas, et oleks ka see info rohkem käes ja võib-olla siis naised oskaksid paremini küsida, kui nad teaksid, mis on naiste palgad ja mis ka meeste palgad. Et siin on kindlasti ka vastuargument, et varasemad uuringud on näidanud ka, et võib-olla lihtsalt mehed hakkavad veel aktiivsemalt palka küsima, aga lihtsalt see on üks näide. Teine, mõned näited, mida pärast kolleegid arendavad edasi, et teine küsimus see, et kas peaks, mida paljudes riikides kaalutud on, ütleme, sookvoodid juhatustes. Et kas, mitte paljudes riikides, aga Norra, Itaalia, Prantsusmaa ja mitte tingimata, see on võib-olla väga see provokatiivne teema, aga tihti tähendab seda, et see ei kehti kõigile ettevõtetel, võib-olla suurtele ettevõtetel, võib-olla börsiettevõtetel või üks argument on see, et kui meil on naisjuht, võib-olla see toob ka midagi positiivset kaasa. Jällegi siin uuringud ei ole olnud väga ühesed, et tuli näiteks näide, et võib-olla see võrdsus kasvab siis seal ettevõtte juhatuses või nõukogus, aga mitte laiemalt. Et see on ka see küsimus, et mis on sellest kasu. Ja nagu näete ka, et see on väga provokatiivne teema, aga ilmselt tuleb minna detailidesse, et mõnes riigis oli positiivne mõju ettevõtetele, mõne pool mitte. Näiteks vist Itaalia oli hea näide, see leiti ka, et kui tekkis need juhatustes sookvoodid, et tulemusi on mitte ainult see, et meil on rohkem naisi juhatuses või juhtkonnas, vaid ka need mehed, kes on, et nemad on ka tegelikult paremini valitud, et neil on, ütleme, töökogemus, oskused ja nad ei ole selle juhatuse saanud näiteks tänu oma tutvustele. See oli üks näide, et kui selline väga hästi disainitud poliitikaga, siin selle üle võib kritiseerida, aga selle hästi disainitud poliitikaga ikkagi õnnestus nii naiste kui meeste osas olukorda parandada, et õiged inimesed on õigel töökohal. Aga see on lihtsalt ainult üks näide meediatesse, siin kolleegid saavad jätkata. Ja Priit tõstis juba käega, ma vahepeal julgustan, et kui on ka publiku hulgast kellegil mõtteid, et mida saaksid ettevõtted teistmoodi või paremini teha, siis see on ka väga oodatud. Sest üks aspekt on täpselt see palgainfo avalikustamine või palgalõhe avalikustamine, aga reeglina, kuidas seda teistes riikides on tehtud, on ikkagi riigi nõue või riigi regulatsioon selle koha pealt. Et üks hiljutine näide on Suurbritanniast, kus alates 2018 aprillist umbkaudu peaksid teatud suurusest alates 250 töötajaga ettevõtted peaksid siis oma palgalõhe iga aasta avalikustama. Ja samuti naiste-meeste jaotuse palga
jaotuse erinevatel tasemetel ehk näha seda ka nii-öelda klaaslae fenomeni, et kas naised jõuavad sinna tippu välja. Ja juunikuus sel aastal on ilmunud juba uuring, mis selle meetme efekte üritab vaadata ja toob välja, et sellele, kuigi see on alles lühiajaliselt toiminud, et iga aasta tuleb see palgalõhe avalikustada, on sellel olnud märkimisväärne positiivne mõju. Et mitte küll naiste palkadele otseselt, aga meeste palkade ennakkasvule võrreldes naiste palgaga. Oota, korda seda lauset palun. Et ühesõnaga, et nad kahandavad et see meede kahandab meeste palga kasvu, et võrreldes naistega. Et selles mõttes on olnud selge positiivne järel. Ehk ühesõnaga naiste palgad ei ole tõusnud, aga meeste palga kasv on muutunud aeglasemaks. Jah, täpselt, et see olukord läheb aeglasemalt halvemaks siis. Lahenduste osas ma kõigepealt väljendan hästi selgelt oma sellist isiklikku seisukohta, et mina sellist nagu sookvootide määramist ja riigipoolset regulatsiooni isiklikult ja professionaalselt ei toeta, sest minu jaoks on kõige keskel inimene. Ja samas ma võin ka isiklikult öelda, et minu jaoks on ikkagi poisid ja tüdrukud ja nii edasi, et selles mõttes ma siiski esindan sellist vaadet, kuid ikkagi inimene, kellel on siis omad unistused, omad võimekused, omad huvid, võimalus neid arendada, minna edasi ja siis kas valida mingi töökoht, kuhu ta soovib minna, ennast edasi arendada või valida mingi teine tee. Et seda, et kuskilt, et uuringutest on hea, eks ole, infot saada, aga minu isiklik arvamus on see, et ma ei leia, et see antud juhul ka midagi naistele siis nii-öelda olulist kasulikku tooks, et sa saad tänu sellele võib-olla selle esimese võimaluse, et keegi on öelnud, et teil on siin mõned kohad naiste poolt täitmata, aga lahendustes siis, eks ju, kuna ma nagu haridusvaldkonda ka esindan, siis juba varem ma tegin selle märkme, mida ma tahtsin nagu väga öelda, et see sama inimeseks olemise, saamise ja arenemise teema, et kui me täiskasvanutena, et millal sa küsisid ka et millal hakkab see nagu pihta, et see pole sulle sobiv ja ei ole, et loomulikult lapsepõlvest ja siin tasub tähele panna, kui sa oled vanavanem või vanem või tädi või onu, et mis sa oled öelnud selles keskkonnas, kus lapsed toimivad, et kas sa oled öelnud ühele väiksele tüdrukule, et tüdrukud ei mängi autodega, eks ju, või poisile, et mis mõttes sa tahad juuksuriks saada, et come on, eks ju, et see pole tulus töö, et poistel ei sobi, et poisid peavad vaatama tulusamat tööd. Sealt see algab. Ja siis me jõuame, eks ju, siis lasteaedadesse, kus me võime täpselt sama liiniga jätkata ja siis me jõuame kooli ja ma toon nüüd ühe praktilise näite Kindluse koolist, kus ma olen, et meie alustame esimesest klassist peale siis tunniplaani sees valikainetega, mida siis saavad kõik õpilased endale õppeaastaks valida. Meil on esimesel aastal sellel kõige üldse, me alustame alles 1.–6. klassini, et kõik lapsed olenemata vanusest ja klassist võivad valida endale sobiva valikaine. Ja siis muutub see neile kohustuslikuks ja nad õpivad seda terve aasta lisaks kõigele muule, mida riiklik õppekava siis ette näeb. Aga praktiline näide siis elust, et seal ei ole vahet, kas sa oled poiss või tüdruk ja ka vanusel mitte, nagu ma ütlesin, sa võid valida, ma ei tea, nagu meil oli mingiks jutuks heegeldamisega poisina, miks sa ei või, kui see sul huvi pakub või käsitöö, eks ju, ja nii edasi. Aga ma olen saanud küsimusi lapsevanematelt, mis ei ole olnud pahatahtlikud, vaid lihtsalt sellest meie inforuumist pärinevad, mis valikained poistele tulevad. Et see juba saab, et sellest saabki, eks ole, alguse. Et kui sina pakud käsitööd, siis lapsevanemad küsivad, et aga mida poistele pakutakse? See nad küsivad juba enne, Liisa, et üldse, et kus on poiste valikained ja kus on tüdrukute valikained. Niimoodi. Ja, et ma räägin veel kord, ja ma saan sellest küsimusest väga hästi aru, sest see on inforuum, kus me oleme harjunud mõtlema. Ja see on minu jaoks on see lahenduste pakkumine algab sellest, kuidas lapsed saavad meilt infot ja kuidas nad nii-öelda inimeseks õpivad olema, et kuidas me pakume neile lisaks väga paljudele akadeemiliste oskustele ka selliseid oskusi, mis võimaldavad neile endast paremini aru saada, reflekteerida, eesmärke seada, muuta neid eesmärke, elu jooksul muuta neid eesmärke. Ma arvan, et seal on lahendus. Ma teen korraks ühe publiku poole küsimuse, kui te mulle pahaks ei pane ja iga 20 minuti tagant tuleks tegelikult istuvast asendist ka püsti tõusta. Kas siin on naissoost inimesi, kes on oma põhikooli 4.–9. klassini õppinud metallitööd vähemalt 1 aasta jooksul? Palun tõusta püsti. Ja teie õppisite seda mis riigis? Soomes. Okay. Nii. Ja kas siin on meessoost isikuid, kes on 4.–9. klassini õppinud õmblemist, kudumist ja heegeldamist vähemalt 1 õppeaasta jooksul? Palun tõusta püsti. Aga ei tõusnud mitte keegi. Seal taga on kuskil. Ja, veel on. Ja mis riigis teie seda õppisite? Eestis. Vau. 1.
Lihtsalt infoks teile, et riikliku õppekava kohaselt peavad kõik põhikooli lõpetajad olema omandanud õpiväljundid kudumises, heegeldamises, õmblemises ja metallitöös sõltumata soost. Ja seda 9. klassi lõpuks. Aga mina kinnitan ka, et siin on lihtsalt mingi valim inimestest, et on väga palju koole, kus see nii on. Vanalinna hariduskolleegium, isiklik suhe selle kooliga, õpitakse, poisid õpivad heegeldama kuduga, maatüdrukud puuduvad metallitööd, et see on kooli valik. Siin meil tõesti oli täiesti juhuslik valik. Kooli valik on see täiesti. Nii, aga Triinul on pikka aega juba. Ma jäin mõtlema selle peale, et mida me siis koolis õpetame, on väga tähtis küsimus, et meie juhid ju, niimoodi järgmised juhid kõik ka kasvavad koolides, eks ole, ja lasteaedades. Ja mis on see mõtlemisviis, mida siis oleks tarvis muuhulgas õpetada ja jällegi siin tulevad meelde näited lasteaialastega, eks ole, katsed, kus nende seas solidaarsus ei ole kuskile veel kadunud, et nendele tundub ebaõiglane see asi, mis päriselt ongi ebaõiglane, et kuidas me kuidagi mingisugusel hetkel osades meist kaob ära see tajumine, mis on ebaõiglane. Kusjuures meie uuringutes, kui me teeme tõesti neid intervjuusid, siis eks ole juhtidega ka ja igas ettevõttes mitme juhiga, et osadel tõesti näib see ebaõigluse tajumine täiesti kadunud olevat. Teised suudavad tajuda, et see on ebaõiglane ja nad kontrollivad, mida nad ütlevad nagu meile selle kohta. Ehk siis selles mõttes, et see, et kuidas ma selle ebaõiglusega toime tulen enda ümber, ma arvan, et see on üks oluline aspekt. Ja kui me siin rääkisime, sa ütlesid ka enne, eks ole, et sina arvad, et ainult riigipoolsed ettekirjutused on õiged, sest et juhid ise, ettevõtted ise ei hakka midagi tegema. Ja sina jälle ütlesid, eks ole, et parem kui ei ole riigi ettekirjutusi, et küll ettevõtted ühel hetkel hakkavad ise tegema. Et põhimõtteliselt ma arvan, et mõlemates asjades on midagi, sest et juhid ise ütlesid ühelt poolt seda, et ja me tahame ise jõuda nende asjadeni, et nad on olulised. Aga kui ikkagi riik annab meile selge sõnumi, et see on hästi kohutavalt oluline prioriteet, siis me loomulikult teeme seda. Ehk siis see ei olnud selline asi, mida ei saaks teha. Ehk siis et see ei ole selline asi, et ma ei võiks jälgida oma soolist palgalõhe või seda naiste karjääri edenemist. Küll aga nad konstrueerisid seda nii kohutavalt keerulise asjana. Ma ei tea, kuidas seda teha, ma ei tea, kuidas jälgida seda. Keegi peab seda siis arvutama, ma pean oma raamatupidajale ütlema, ma pean sekretärile ütlema, võib-olla mu personalitöötaja oskab mulle nõu anda, et mis seal on. Ehk siis selline tunne, et mida mult õiget tahetakse ja siis teine asi, et kui te näitate mulle seda soolise palgalõhe numbrit, see pole mingi number, mis ma sellega peale hakkan. Mul on kõik need ülejäänud asjad olulised, just need indiviidi tasandi asjad, et ta panustab mul nii palju, ta teeb mul seda, teist ja kolmandat. Kusjuures sellel ei ole mingisugust pistmist, kui me küsime pärast tema sama organisatsiooni töötajate käest, eks ole, naised ja mehed, seal ei ole mingisugust pistmist nendel palgatasemetel sellega, et kui palju keegi panustab või midagi sellist. Need lihtsalt kuidagi nagu sattuvad olema. Ja mulle nagu näib, et kui me siin rääkisime ennem läbirääkimisjõust ja sellest, et peaks naised kasvatama sellisteks võitlejateks, siis tekib küsimus, et äkki me võiks tõesti teha, see teine aspekt oli, et äkki me saame mehi kuidagi konkurentsi nagu vihkajateks kasvatada, et see on nagu teine variant ja äkki seal on veel mingisugune muu vahepealne variant, aga seni, kui meil nii ei ole, et kas äkki aitab see, kui läbirääkimised võiksid olla kollektiivsed, mitte individuaalsed. Ehk siis, et sa mitte oma organisatsiooni sees üksinda ei räägi läbi, eks ole, vaid nende teistega. Ja siis saab kindel olla, et mitte ei maksta palka sulle inimeseks olemise eest, vaid selle töö eest, mida sa teed, eks ole. Et need asjad võib-olla lahendused. Meil on jäänud veerand tundi selle paneeli lõpuni ja ma ütlen kiiresti vahepeal, et mis praegune õigusruum Eestis ütleb. Eestis ütleb seda, et tööandja tegevus loetakse diskrimineerivaks siis, kui ta kehtestab ühest soost töötajale või töötajatele ebasoodsamad siis töötingimused või töötasu, kui sama või sellega võrdväärset tööd tegevale teisest soost töötajale või töötajatele. Ja teiseks on meil siis ettevõtetel ikkagi kohustus seda statistikat koguda, mis seda soolist palgalõhet, ka kandideerimist erinevatele ametikohtadele nagu käsitleb. Ja üks üleskutse veel, et katsume see viimased 15 minutit keskenduda ikkagi veel nendele asjadele, et mida ettevõtted saaksid teha,
sellepärast, et muidu katsume erineda kõikidest teistest arvamusfestivali paneelidest selle poolest, et me ei ütle, et haridus on kõiges süüdi. Et see on tavaliselt alati, kuhu arvamusfestivali paneel jõuab, aga keskendume meie praegu ettevõtetele. Natuke kahjuks, ma tahtsin jõuda lastehoiu rolli. No okei, no räägi see ära siis. Ma hakkasin mõtlema, no tegelikult me räägime paindlikkusest ja paindlikkuse vajadusest ja see, et see on teatud lõhe selles võimes meeste ja naiste vahel. Et sa ise oled ka maininud, et selle üks potentsiaalne oluline lahendus oleks lastehoiu parem kättesaadavus. Ja see tegelikult ei ole ettevõtte tasandil otsus. Ei ole, see on kohaliku omavalitsuse tasandil ettevõtte tasandil, aga pigem kohaliku omavalitsuse tasandil. Sellel on potentsiaalselt märkimisväärne efekt, et vabastades siis täiendava pingutuse võimalust naistel siis sisuliselt. Me näeme lihtsalt voliniku poole pöördumistes väga palju seda, et kui tööturg ootab paindlikkust, mis on siin väga mitu korda läbi tulnud ja nüüd sa oled ema, sul on väike laps ja sulle kohalik omavalitsus ütleb, et teie laps sai 1,5-aastaseks oktoobrikuus, aga meie järgmise rühma lasteaias moodustame järgmise aasta augustis. Et nii kaua vaadake ise, kuidas hakkama saate, et siis sa ei saa kuidagi minna sinna kogu oma läbirääkimiste jõuga sinna tööandja juurde ja öelda, et nüüd ma võitlen. Jah, et sul ei ole last kuskile panna. Täpselt, et sul ei ole last kuskile panna. See lastehoiu küsimus, see aitab tasandada neid erinevusi, mis tööandja jaoks tunduvad olevat olulised tihti. Eriti sellistes dünaamilistes, kiiresti arenevates keskkondades. Triin, on sul siin mingit lahendust välja pakkuda? Ja, et üks lahendus on see, et kõik tööandjad, kes kohalikus omavalitsuses toimetavad, võiksid tulla kokku ja nõuda paremat lapsehoiutingimusi. Et selles mõttes, et see, et tööandjad võiksid teha koostööd erinevate asjade saavutamiseks, mis on ka kasulikud töötajatele, et see on ka üks võimalus. Et iseenesest natuke kaotsin selle lõnga nüüd ära, aga võtame vahepeal siis Jaanil oli ja siis tuleme sinu lõnga juurde tagasi. Võigu väga üldiselt panna, et me rääkisime kogu läbirääkimist, et ja siin tuudi ka sellele, et peaks kollektiivselt läbi rääkima ja me enda uuringuid just nii tõlgendasid, et miks Eestis see läbirääkimiste roll või ütleme läbirääkimiste oskus on niivõrd oluline, et kuidas see paranab teinesellega, miks sellist oluline on see, et meil on suhteliselt vähe seda kollektiivset palga läbirääkimist, et jällegi, et Eestis tegelikult vist 3 haru on, kus on kollektiivlepingud. See on jällegi väga see, ametiühingud ilmselt ütleksid, et lahendus on see, et tehke rohkem kollektiivlepinguid, aga ametiühingute liikmesus on niivõrd väike, ma ei tea, kas siin üldse ei ole mõtet küsida, kes siin on ametiühingute liikmed, et selles mõttes Eestis natuke marginaalne teema. Teine on jällegi alampalk. Mille saajaid võib-olla ei ole ka niivõrd palju, aga tavaliselt ikkagi, et mida ettevõtted, kui nad kohanduvad ka, et ikkagi, et kui sul tõstetakse nende kõige madalamate palka, siis peaksid tõstma ka nendest natukene rohkem palka saavate inimeste palka, et see mingi normaalne struktuur jääks paika ja seni on ikkagi need Eesti viimaste aastate alampalga tõstmised pigem näidanud, et inimesed nii väga ei ole tõendusmaterjalid, et keegi oleks sellepärast väga töötuks jäänud, aga pigem see palga ebavõrdsus on vähenenud ja nagu me oleme näinud ka tegelikult see on omaldanud ka vähendavad mõju soolisele palgalõhele. Et see on jällegi see riigi taseme vaade, mida saab teha. Ja uuringud samas ka näitavad, et kui see alampalk läheb väga kõrgeks, siis kukub osa naisi tööturult välja. Siin võib kui öelda, et senimist uuringud on näidanud pigem on positiivsed mõjud, aga meil on siin küsimus ka, et siit tasemest veel kõrgemale minna, et võib-olla see on juba ohtlik. Jah, lahendused veel? Ja, mina vabalt võin ka sõna võtta, et mulle tundub, et see oleks veel eraldi väga pika diskussiooni teema, aga lähtudes sellest, et tuleb olla realist ja realistina ma tean, et muutused väga suures plaanis ei toimu üleöö ja see on üsna naiivne arvata, et kui me mõne lahenduse siin välja pakume, et siis üle-eestiliselt see hakkab kiirelt toimima, aasta pärast on teine olukord, aga kuskilt peab alustama ja püüdes siis tuua sellised mingid põhilised konstruktiivsed ettepanekud, et minu jaoks ettevõttes on toimub kahesuunaline areng. Üks on see, mida siis juhtimine ja juhtimiskvaliteet pakub meeskonnale, kuna tal on seda meeskonda vaja, et kuidas seda motiveerib ja tööle paneb enda kasuks. Ja on ka teine tee, et mida meeskond siis, mis infot ja milliseid nõudmisi ta vastu annab. Ma proovin siis 2 mõtet tuua, et ma arvan tegelikult, et siin üleüldine teadvustamine, eeskuju näitamine on tegelikult väga võimas tööriist, et ma tean, et on sektorid, kus inimesed on halvas seisus, et nad ei saa jalgadega hääletada oma tööandja vastu, aga on ka väga palju võimalusi seda teha, et lihtsalt loobuda seal töötamast, kus see juhtimiskultuur on selline, mis kedagi mingil põhjusel diskrimineerib, kaasa arvatud siis palgalõhega. Ja teine selline lihtsalt hästi lihtsaid ettepanekuid teha,
et ka see selgade kokkupanemine, ma ei räägi siin isegi kollektiivlepingust või ametiühingust, vaid see lihtsalt mingisugune kas või võtame isegi organisatsioonist välja erialaliidud või ühingud, et ka need on sellised võimsad löögirusikad, kes peaksid teadvustama oma kompetentsi ja selle väärtust ja tegema ka neid palgauuringuid ja viima selle info oma ettevõtetesse. Heade tavade esile tõstmine ja premeerimine näiteks. Ja üks lihtne asi veel, et mehed samamoodi, et astuge välja, et kui te teate, et te saate rohkem palka kui naine, kes teeb teiega sama tööd samaväärselt, et minge rääkige sellest. Et see on väga lihtne asi teha, otsuse küsimus. Nii, ja nüüd publikule 1, 2, 3. Tere, minul ühtegi lahendust pakkuda ei ole, aga mul oleks selline küsimus sellest välis- ja Eesti ettevõtetest Eestis. Et kas seal on märgata, et kummas on see palgalõhe suurem? Ja näiteks, et kui välisettevõtetes, kas nad teevad meelega seda, et teavad, et Eestis on harjutud suurema palgalõhega ja siis ei pakugi sellepärast naistele rohkem palka? Ja kuidas käituvad Põhjamaa ettevõtted? Sest enamus välisinvestorid on meil Põhjamaadest, Rootsi, Soome välisinvestorid, kuidas nad käituvad Eestis. Et keskmiselt on väga suur erinevus palgalõhe osas väliskapitaliga kohalike ettevõtete vahel, väliskapitaliga firmades on see suurem, on palgalõhe oluliselt suurem. Aga see ei pruugi ainult Põhjamaa omanikud? Et kui on Põhjamaa omanikud? Enamus neist ongi Põhjamaa omanikud. Kui vaatame ka Põhjamaade järgi, Rootsi, Soome, et siis ka neis on suurem, nende omatud ettevõtetes Eestis on suurem palgalõhe võrreldes kohalikega. Aga samasugune erinevus... Kultuur siis kaob? Oota, ma ütlen kohe. Aga seal on üks aga, et see samasugune seos ilmneb teist tüüpi rahvusvahelistunud ettevõtete puhul. Eksportöörides on märkimisväärselt suurem palgalõhe võrreldes mitte eksportööridega või vähem eksportijatega. Eestist väljapoole välisinvesteeringuid teinud multinatsionaalides, kohalike päritolu multinatsionaalides on suurem palgalõhe kui ainult kohalikes ettevõtetes. Ja üks hüpotees on tõesti see paindlikkuse vajadus, et see eriti rahvusvahelises keskkonnas 24/7 online olemine, ekspordijuhi eelis, kui sa võtad kõnesid vastu laupäev, pühapäev ja reede õhtu, võrreldes selle, kui sul ei ole näiteks perekohustuste tõttu võimalik seda pakkuda. See erinevus ilmneb eriti palgajaotuse tipus ehk juhtide ja kõrgepalgaliste osas. Aga kui ekspordijuhil, kellel on näiteks 6 last, aga kohalik omavalitsus on lastehoiu väga hästi ära korraldanud. Täpselt, et siis tähendab muutuvad nad omavahel võrreldavaks need mees ja naine ja selline erinevus peaks tasakaalustuma. Et Norra näitel on kusjuures midagi sellist toimunud. Ehk Beata Javortšik Oxfordi ülikoolist ja EBRD-st koos 2 Oslo ülikooli professoriga on seda analüüsinud ja näidanud, et kui lastehoiu kättesaadavus muutus suuremaks Norras 2000-ndate algusel oli märkimisväärsed investeeringud Norras sellesse erinevates piirkondades, siis see tasandas neid erinevusi eri tüüpi ettevõtete vahel. Nii. Ja aitäh, ma esiteks tahtsin öelda aitäh, et me üldse räägime sellest teemast, et kui seda probleemi oleks, siis peaks rääkima, aga kuna see on, siis me räägime ja see on väga positiivne. Aitäh, Annika, et te tõite välja, et me oleme kõik inimesed ja meid peab võrdselt kohtlema ja ükskõik nagu, kas sa oled mees või naine, ma ei saa aru, miks sellised probleemid ja sellised näided on olemas. Me kasvame ühiskonnas, kus see on normaalsus, Triin tõi seda välja ja kas see peaks olema normaalsus, me peame küsima enda käest ja ma ei taha ka jõuda sinna, et haridus on nüüd kehv meil, aga ma lihtsalt ütlen, et me rääkisime õpetamisest ja sellest julgustamisest, et kool õpetab tuleviku juhte on ju, tuleviku õpetajaid, kõiki ameteid ja siis kui see probleem on meil praegu, siis miks mitte rääkida kõikidele ka meestele, et tüdrukutele, poistele koolis, et te peate julgema küsima. Me praegu küll räägime sellest, jah, et te peate julgema küsima, te peate julgema argumenteerima, aga see väide, et naine ei oska küsida, see on lihtsalt sellepärast, et me kasvame sellises ühiskonnas ja Annika ütles, et tal on endal oli selline probleem, et nagu ja meil on vaja veel 15%, et ma ei tea, kuidas mina reageeriks, aga mul tekkis tunne, et peab ütlema, kuulge, ma niikuinii vähendasin juba seda summat, sest ma ei tea, sest ma arvasin, et teil ei ole seda raha, et leidke seda raha, kui tahate mind tööle ja väga palju sellist näiteid, et ja see üks asi veel, et kui reaalne, et mehed tõmbavad tagasi. See ei ole reaalne, nad küsivadki seda suuremat palka ja meie peame kannatama selle väiksema palgaga, et see on probleem. Ja tuleviku siis või see lahendus on, et liituge Inimõiguste Keskuse ettevõtted, Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse kokkuleppega ja kohelge võrdselt. Nii. Barbi Pilvre Tallinna Ülikooli esindajana. Selline küsimus, et
kui Liisa, sa seda üritust promosid, siis sa said kohe sellise kriitika osaliseks, et sa tegeled pseudoprobleemiga ja õõnestad siin ühiskonna alustalasid. Et noh, see on tundlik teema, eks ole, me võime siin mõelda igasuguseid ratsionaalseid lahendusi, aga tegelikult on see selline ideoloogiline, maailmavaateline teema, sooline palgalõhe. Et kas võib niimoodi liialdades küsida, et kas sooline palgalõhe hoiab ühiskonda kuidagi koos, et selle torkimine kuidagi tundub kellelegi ähvardavana, et sa nagu lammutad, et me lammutame seda ühiskonda, kui me torgime soolist palgalõhet ja tahame, et mehed ja naised saaksid võrdsemat palka võib-olla sarnasemate tööde eest. No ma vastan sulle kohe ära, aga ma loodan, et keegi ei pane seda ilma kontekstita ajalehte. Et kui nüüd olla tõeliselt konservatiivne, siis Eesti ühiskond ikkagi ajalooliselt on olnud palju võrdõiguslikum. Selle kohta on väga palju folklooriainest, selle kohta on väga palju arheoloogilist ainest ja kõike seda, et noh, et need on niisugused ultramodernistlikud liberaalid, kes ütlevad, et sooline palgalõhe on midagi nagu normaalset, aga siin ma ikkagi, ma olen 3 korda küsinud ja ma küsin veel kord selle üle, et teie mehed tegelesite ju edukate ettevõtete edutegurite uurimisega ja jõudsite siis sinnamaani, et et siin tuleks selle palgakorraldusega midagi ette võtta. Kas oli nii või? Palgakorraldusega, sa mõtled ettevõttes sees. Ja tegelikult meie see järelmid on ikkagi rohkem olnud üldised, et mida siis peaks tegema lastehoiu või sellise läbirääkimisjõu kasvatamise koha pealt, et mis aspektid ei tööta, nagu kvootide mittetöötamine, palkade avalikustamise positiivsed efektid, aga mul on üks aspekt küll, mida ma nagu selle efekti osas mainiksin, mida ma nimetasin segregatsiooni efektiks, ehk mehed-naised paigutuvad erineva tootlikkustasemega ettevõtetesse, mehed rohkem kõrgema tootlikkusega ettevõtetesse samas sektoris ja naised rohkem siis proportsionaalselt madalama tootlikkuse tasemega ettevõtetesse. Et võib-olla siin see värbamisprotsessidega tegelemine on ka mingil määral küsimus. Et siin on mul siin kõrvalistujale ka kui praktikule küsimus, et värbamisprotsesside läbipaistvus tõstmine, et just see tipp-performance'i keskkonnas, et tagada see, et tuleks piisavalt naiskandidaate, et naised julgeksid kandideerida. Et näiteks sümfooniaorkestrite põhjal on näidatud seda, et kuidas see blind audition ehk siis pime esitus kasvatas oluliselt nii naiste vastuvõttu sümfooniaorkestrisse kui ka kasvatas naiskandidaatide arvu. Ehk siis üks küsimus on, kuidas kasvatada naiskandidaatide arvu väga edukatesse, väga innovatiivsetesse, väga kiiresti arenevatesse ettevõtetesse. Ma küsin Annika käest ja seda juurde, et vaatame näiteks, hea küll, sa ütlesid ennem, et erasektorisse ei peaks riik väga palju sekkuma, aga avalik sektor ise, et kuidas oleks pidanud näiteks avalik sektor sinu arvates käituma selle peale, kui ühe avalikku sektorisse tööle asunud naise palka suurus sai väga tugeva kriitika osaliseks, et kuidas sina oleks tahtnud, et avalik sektor oleks ise reageerinud? Ma ei oska öelda, kas ma oleks nii väga tahtnud, mul oli selle kohta endal lihtsalt väga selge seisukoht ja mul oleks olnud rõõm lugeda siis seda võib-olla ametlikku seisukohta oma seisukohaga sarnasena, et minu arvates on ta seda palka väärt, kui ma mõtlen seda, mis temalt oodatakse. Ta on tippjuht, kes peab ühendama 4 suurt organisatsiooni, mis on keerulised organisatsioonid, millel ma olen kindel, et temaga on läbi räägitud väga tõsised eesmärgid, mida ta peab saavutama. Ja vaadates tema kogemust ja kompetentsi ja tippjuhtide palku, siis ma arvan, et seal ei ole siis hetkeolukorras, ei ole see palk selline, et me peaksime ahetama selle pärast. Ja minutas ma näen siin noored kooli inimese ka, et keegi noored kooli inimestest, kes on siis noored, kes lähevad kooli õpetajateks, kirjutas ise siis alustava õpetajana selle kohta, et kas me siis ahetaksime selle peale kui see oleks mees, jõuame jälle selleni. Haigekassa direktori palk on 7800 eurot. Või B, kui see ei oleks, tema tõi seal ka haridussektoriga, eks ole, et kui see oleks haridussektor. Et siis mu vastus sulle on see, et mul oleks olnud hea meel lugeda sellist kindlat, mitte vabandavat seisukohta, et see on nendel põhjustel. Ja see, kui tulemuslik on tema töö, seda me täna ei tea, eks ju, ta sai oma eesmärgid ja ta hakkab neid realiseerima. See on minu arvamus. Et ma ei õigusta ega ei mõista hukka seda palganumbrit, aga ma lihtsalt küsin et kuidas värbamise seisukohalt oleks olnud see õige kommentaari lugemine. Nii, aga nüüd lõppsõnad, et kui te... on veel... Vabandust, võtame selle ka. Minul oleks küll pakkuda teile isegi väga kiiresti töötav lahendus. Me oleme siin päris pikalt nüüd vaielnud, et miks just peaks olema võrdõiguslikud töösuhted. Me ei ole suutnud leida tõestust, et see oleks ettevõtetele kasulikum. Ettevõtted ei ole selleks, et olla võrdõiguslikud. Ettevõtted on selleks, et teenida, olla väärtust, toota oma omanikele,
olla kasumlikumad. Korduvalt on siiski õnnestunud siin tõestada, et ettevõtted on kasumlikumad, kui seal töötavad mehed. Kui tahta siis ettevõtteid muuta kasumlikumaks, eriti siis agressiivsetel turgudes konkurentsitingimustes, siis tuleks ikkagi soodustada pigem meeste tööle võtmist ja välistada need tasakaalustavad faktorid. Ja ettevõtted, mis ei ole konkurentsitingimustes, nagu näiteks riigiettevõtted, mitte riigiettevõtted, aga ministeeriumid, mis on keskendunud püsivusele, siis nemad peaksid kulusid kokku hoidma ja välistama konkurentsitihedad mehed, kes nõuavad kõrget palka. Ehk siis võtma tööle naised. See on lihtsalt kasumi küsimus, mitte võrdõiguslikkuse küsimus. Ja sundida ettevõtetele peale mingisugust võrdõiguslikkusega tegelemist on aja ja raha raiskamine. Ja ühtlasi kui öelda, et ka mis selle tulemuseks on, eelmine aasta te tõestasite siin ühe uuringuga, et lõppkokkuvõttes on varanduslikust seisukohast on mehed ja naised võrdsed. Erilist vahet ei ole. See oli eelmise aasta siinsamas Arvamusfestivalis uuringus. Te tõestasite selle ilusti ära ülikooli arvelt. Ehk siis mehed maksavad oma kõrge palga eest tavaliselt vanuselõhega. Vanuselõhe on üsna korreleeruv minu arust. Ma ei ole küll teadlane ega uurinud palgalõhega. Need on ühtemoodi. Mehed lihtsalt surevad siis varem ära. Põhjused on loomulikult selles, et need mehed, kes ei olnud edukad, olid sunnitud äärealale ja hakkasid jooma ja me ütleme, et nad olid joodikud. Tegelikult olid nad lihtsalt äärealale surutud. See ongi see konkurentsi üks põhjuseid. Kaotajad surevad. Aga see on see teema praegu. Kaks õiendust siiski, et varalõhe on Eestis kõigest 45% meeste kasuks. Ja teine see, et me rääkisime siin sellest, et hoolduskoormus on see, mis võtab paindlikkust vähemaks. Ja juhul, kui ettevõtetel oleks, mis tuli välja ühest uuringust, et juhul, kui ettevõtetel oleks valida parimaid spetsialiste nii meeste kui naiste hulgast, saaksid nad veel kasulikumaks, sest nad saavad veel kvaliteetsemad inimesed tööle. Praegu on hoolduskoormuse tõttu osa tööjõust mittepaindlik ning jah, see mittepaindlikkus ei võimalda siis ettevõttel valida seda kõige paremat, kõige tootlikumat töötajat sinna sisse. Aga meil on aeg tegelikult läbi, hästi kiire lõppsõna, kui teist igaüks ütleks ühe soovituse publikumile, nii meestele kui naistele soost sõltumata, et mis võiks olla see, mida te järgmine kord, näiteks kui te satute töö läbirääkimistesse, mida siis silmas pidada sõltumata soost? Kes on valmis hakkama? Üks praktiline asi igale ühele taskusse kaasa. Üks praktiline kompvek. Tahaks ühe lihtsa asja öelda kõigile juhtidele, kes on töö läbirääkimiste olukorras ja seda, et ja võib-olla meile kõigile teistele mõtlemiseks nendest juhtidest, et ega nad ei ole niisugused ainult ühemõõtmelised ja ainult kasumile orienteeritud ja nad võiks ise ka selle peale mõelda, et neil on teised asjad ka tähtsad. Väga hea. Mina võib-olla ütleksin seda, et astu samm veel tahapoole ja mõtle, kuhu sa üldse tahad kandideerida ja uuri see põhjalikult läbi ja siis saad juba oma selle kindla teadmisega minna, teades, mida ma tahan. Võib-olla sisse vaata 10-15% korra võetakse, sul on muud põhjused, miks sa selle vastu võtad. Jah, ma olen nõus, et tuleb aru saada, mis on su unistused, kuhu sa tahad välja jõuda ja siis tõeliselt jõuliselt minna sinna suunda, et mitte lasta ennast heidutada teistest inimestest. Jah, ma oskan töötada, aga ma lihtsalt ütles ka niimoodi, et see ikkagi, me arvame, et see ei ole päris pseudoteema ja väga üldiselt öelda, tavaliselt räägitakse, et kui Eesti kui selline suhteliselt selline, mingis mõttes liberaalne sotsiaalne süsteem, et me peame kõiki poliitikaid õigustama ka mitte ainult õigluse aspektist, vaid ka majandusliku efektiivsuse aspektist, nagu ütlesime, siis tegelikult see on küsimus, kas see majanduslik efektiivsus või selgitamatu palgalõhe, mis tähendab seda, et lihtsalt, et naised võib-olla ei saa oma selle tehtud inimkapitali investeeringu või haridusest väärilist palka. See lõpuks on see majandusliku efektiivsuse küsimus ka, nii et lõpuks see on ka oluline. Ning jah, me tahame tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Selleks meil on vaja neid töötajaid nii meessoost kui naissoost, kes saavad hakkama nii tootliku töötamisega kui ka töö- ja pereelu ühitamisega ja selleks, et nad sellega hakkama saaksid, on ettevõtte teguritel roll umbes 1/3 ulatuses. See oli meie kokkuvõte. Suur aitäh kõigile kuulamast, suur aitäh kõigile vaatamast ja häid läbirääkimisi.